tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõike oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas üks väga imepärane naine. Ta on artist, üliõpilane. Suunamudija. Jaa, suunamudija. Ja nii aus ja siiras ja tore inimene. Ehk siis pange käed kokku, tere tulemast saatesse, Maian! Sportland, Be First podcast. Ma lindistasin selle oma angiiniga sisse, see oli see versioon, mis lõpuks läks raadiotesse. Me lindistasime uuesti küll, aga Hugo oli mingi, ma ei tea, see esimene oli parem. Eraelus sa mängid teist rolli ja tegelikult see, millest võib-olla meedia kirjutab, on ikkagi see, mida sa teed lava peal. See ei ole nagu reaalne lihtsalt. Et mul on nagu tundub just, et nagu maailm on hästi mitmes leeris praegu, sest minu jaoks oli 2020 nagu üks parimaid aastaid mu elus. Sportland, Be First podcast. Nii tore. Kõik ragises, kõik läks punases. Helimees vaatas siukse näoga nagu, et mis nüüd juhtus. Täiega tore on olla siin, jah. Räägi, Maian, kas sa oled varem käinud podcastis? Jaa. No nii, kes ette jõudis meist? Ma käisin Sky portaali podcastis ja siis ma käisin Rocca al Mare sellises podcastis, mida juhivad küll nagu mingid teised inimesed, mitte Rocca al Mare ise ei juhi seda, aga siuke hästi tore, rääksime koolist ja haridusest ja noortest ja. Issand, kui äge. Mis teemad sind ennast kõige rohkem kõnetavad? Tähendaks huvitab päris palju teemad. Nagu ma vahepeal kuulan täiesti mingit investeerimispodcast'e. Või ma isegi, kusjuures mulle meeldib rohkem vaadata videoga, sest siis ma suudan kuidagi ennast fokusseerida paremini. Ja siis vahepeal ma kuulan mingit heaolu, mingit vaimse well-being'u, mis on mu enda selline mingi väga suur obsession, et kõik oleks hästi ja kõigil oleks hästi, eriti viimasel ajal. Ja siis ma vahepeal kuulan mingit raamatutest ja mingitest siukestest asjadest, mingit ala, mis ma arvan sellest, ma võtan selle kokku siin, räägin oma arvamusi selle kohta. Kusjuures minu arust ülipõnev asi, mida mulle meeldib ka lugeda, on Goodreadsi inimeste review'd raamatute kohta. Yeah. See on lihtsalt, ma nagu Aga need on nii seinast seina nagu. Ei jaa. Sa lihtsalt vaatad, mulle meeldib lugeda nii, et sa vaatad 5 tärni oma ära ja siis vaatad 1 tärni oma ära. See on nagu lihtsalt nagu ülifun tegevus. Ja siis sa saad nagu full on scope'i raamatu kohta reaalselt. Ei, täiega see on ka lahe asi, aga jah, ma ühesõnaga kuulan kõike ja vaatan kõike, üritan suht siuke igal pool olla. Aga ma väga vähe, suht vähe vaatan mingit business asju. Ma ei tea, miks, ma lihtsalt kuidagi ei suuda ennast nii 100% fokusseerida. Aga ma üritan ikkagi veits, et ma oleks ikkagi nagu business minded. Aga Palju sa mõtled businesswoman? Ja. No sellest me räägime siis pärast pikemalt. Aga me alustame alati oma podcasti mänguga. Yes. Ja see on esimeste mäng. Meie alustame lauset, sina lõpetad ja me räägime sinu esimestest. Sain, take it away. Tavai. Esimene esinemine. See on alati see... Ja see on mu lemmik. Ma ei tea, kas see on tegelikult mu esimene, aga mulle meeldiks mõelda, et see on selles mõttes. Mu emme vist arvas ka, et nagu see võib olla, ma olen kunagi sellest isegi rääkinud. Ja see on, kus ma olin äkki 3. või 4. Ja ma esinesin Keila kultuurimajas. Ma käisin Keilas väikse perioodi oma elust lasteaias. Ja siis ma esinesin seal kleidiga, mis mu vanaema mulle õmbles ja ma sain sealt ühe karu, mis on mul siiamaani olemas. Kas sa mäletad, mis laulu sa ka laulsid? Jaa. Ma laulsin sellist laulu nagu, ma mäletan seda algust ainult, aga magab elevant ja hobu, vooditan nende kodu. Mul oli see plaadi peal ka. Ja nüüd, jah, ma laulsin seda. Ma ei ole kuulnud siukest laulu. See oli nagu mu bestu, kui mu vanemad oskavad seda siiamaani laulda, sest see oli nagu selline äge sündmus meie elus. See oli hästi cool. Nii et ma arvan, see oli mu esimene siuke. No esinemistest me saame veel pärast vist väga pikalt rääkida. Ei tea küll miks, aga mina liigun edasi asja juurde, mis tihtipeale käib esinemistega koos, aga esimene fail. Esimene siuke, kõva fail oli mul see, kui ma õppisin rattaga sõitma. Nagu mitte siis abiratastega, vaid mu issi võttis mul abirattad ära, ta tuli mulle lasteaeda järele ja ma elasin niimoodi, et lasteaed oli mu kodu kõrval nagu täpselt. Ma sõitsin lasteaiahoovist välja, siis ma sõitsin mu koduhoovi. Ja siis issi võttis mul ratta ära, tuli mul lasteaed ära ja ütles, et tavai, nüüd lähme, on ju. Ma olin mingi ei. Ja siis ma olin mingi okei, lõpuks, et tavai, on ju, hüppasin peale. Aga üks asi, lasterattastel ei ole pidureid enamasti. Võib-olla nüüd on, aga siis oli nagu see, et pidi tõmbama vaata tagasi jalgadega. Ja ma olin seal 2 ratta peal, juba tõmbasin mingi hoo sisse ja siis ma sain aru, et ma ei tea, kuidas seda teha.
et ma nagu olin täiesti paanikas ja siis tuli aed vastu ja ma olin nagu vaatasin seda aeda, kukkusin, sõitsin otsa ja kukkusin lihtsalt niimoodi külili nagu noh, straight. Issi tuli jooks mulle järele, siis ma olin mingi põlv katkes, ma nutsin ja ma mäletan, mõtlesin, ma ei sõida mitte kunagi enam rattaga. Ma vihkan jalgrattaga, sest ma olin nagu täiesti endas selles, ma olin nagu põlved katki ja ma siis tundsin, ma olen nagu nii läbi kukkunud ja kõik on nagu nii pekkis lihtsalt. Ja see oli selline, mis mul on nagu hästi eredalt meeles, kus ma olin lihtsalt nagu, et kõik on täiesti pekkis ja halb. Kuidas sul nüüd suhe rattaga on? Ma sõidan, aga mitte väga tihti, sest et ma, nagu mu pere elab nagu linnast väljas. Ja siis, kui ma nagu perekodus elasin, siis see rattaga ventamine oli nagu selline mingi töö, et jõuda nagu mingi 1,5 tundi, mingi saed, et oh my god, mingi lähed kooli ja tuled koju. Ja siis ma nagu väga tihti ei sõida, aga nüüd ma elan linnas, siis ma suvel ikka veitski tirutasin ringi. Reidi teel on hästi mõnus minu arust näiteks. Seal on kõike mõnus teha. Jalutada, joosta, vahet ei ole kõik. Ma käin ka jooksmas seal. Sa oled vist esimene, kes ütleb oma esimese faili või läbikukkumise kohta nagu päriselt kukkumise. Tavaliselt on kõik sellised nagu ülekantud. Käisin seal, tegin seda ebaõnnud. Samas minu arust keegi kukkus lavalt ka alla. Keegi kukkus lavalt ka alla, ma mäletaks. Võis olla küll. Aga liigume vaikselt edasi. Sinu esimene lemmiklaul? Ma arvan, et see oli midagi Pipi Pikksuka repertuaarist, sest mul on meeles kõik Pipi filmid, Pipi raamatud. Ma käisin isegi kunagi linnahallis. Ma ei mäleta, kui pisike ma pidin olema, aga ma olin ikka väga-väga väike siis ja ma käisin linnahallis Pipi Pikksuka etendusel, kus mulle visati mu lemmikkommi, mis on nagu need apelsiniimoosiga kommid seest, karamellid siuksed. Igatahes. Ja siis mul on need Pipi lood kõik peas. Nagu nüüd on nagu juba semi, enam ei ole nii peas, aga väiksena kõik laulud, nagu every tune, kõik tantsud, kõik liigutused, kõik mõtted ja mu emme vääris mul isegi 6-aastaselt, kuna ma nii kaua mangusin teda, maha tuleb värgi juuksed punaseks, pani mulle pähe traadid, et ma saaksin olla stiilipäeval lasteaias Pipi Pikksuk. Ja siis mul olidki siuksed pikad patsid külje peal ja siis mul oli Pipi kleit ja mul olid Pipi sukad ja kõik asjad. Nii et ma arvan, et see oli midagi Pipi repertuaarist, sest ma olin nagu die hard fänn. Aga paruka see oli nagu no-go, jah? Ma isegi ei tea, kuidas ta lasi mul 6-aastaselt, aga see oli maha tule selles mõttes, see tuli nagu ära, aga jah, ma olingi nagu punapea mingi, ei tea, ma arvan, ma ei 6, sest see oli lasteaia nagu mingi lõpu poole. Ja siis mul olidki, emme pani traadid, ma mäletan, võtsin need veel välja, sest need ikka kaks mu pead torkima normilt. Aga jah, ma käisin nagu Pipi, seal stiilipäeval. Vot. Ma seda traaditunnet jagan suga, ma pidin mingis tantsulaagris ka Pipi need patsid tegema ja see oli väga valus ja ebameeldiv kogemus. Aga ma oli täiesti kinni seda, et ma olekski Pipi ja ma mõtlesingi, et ma saan ka Pipiks, ma tõstan ka mingi kätega hobuseid ja olen nagu... Palju praegu tõstad? Tuleb ära hobune? ei. No trenni juurde jõuame ka, aga ma võtan meie esimeste mängu järgmise küsimuse. Esimene saavutus. Ma arvan, et see on midagi õppimisega või nagu, ma olen nagu akadeemiliselt alati olnud hästi selline töökas, et isegi kui nagu, ma ei tea, mul on kuidagi olnud muusikaga palju tegemist või mul on olnud, ma ei tea, eraeluga palju tegemist või mul on olnud mingi raskem periood, siis mu kool ei ole nagu kunagi langenud esiplaanilt. Ja mul on nagu alati olnud head hinded ja ma olen nagu esimeses klassis saati räigelt õppinud. Mis on meist nagu, see on nagu tore ja see on üks asi, mida mu ema ka nagu hästi hindab mu juures, et ta nagu ta on öelnud mulle ka hästi palju, et ta nagu reaalselt vist elus ongi muga õppinud mingi 2 korda, et vene keelt teha. Et see kõik nagu, et ei olegi kunagi ja ma arvan, see on nagu saavutus, mida ma ise ka enda juures nagu hästi hindan. Et nagu kindlasti on palju asju selles mõttes nii-öelda selles muusikamaailmas ja asjas ka nagu, aga ma neid asju üritan võtta kogu aeg nagu kuidagi with a grain of salt, et need on nagu ikkagi see on mingi teine maailm ja ma nagu üritan ikkagi selle kooli asjad hoida nagu esiplaanil, sest et see on siuke, ma tahan, see oleks mu nagu põhijoon. See muusika ja kõik on nagu tohutult lahe ja äge ja ma armastan, ma saan sellist tööd teha, mis ma praegu nagu saan teha. Aga ma lihtsalt tahan, et mul oleks ikka kogu nagu mingi baas all, et mul ei ole nagu lihtsalt see, et ma teen midagi ja siis see muu kaob ära kuidagi. Ja siis jah, ma arvan, akadeemiline on see saavutus, mida ma siiamaani nagu arvan, et see on mu nagu, ta on mu esimene ja ta on ka mu viimane, et selles mõttes ta on kogu aeg mul nagu esiplaanil ja praegu mul on ka eksamisest näiteks. Ja ma lihtsalt nagu täiesti, ma olen nagu mingi kinnise tee reaalselt, et nagu ma pean tegema hästi, muidu ma nagu nagu see ei lähe läbi. Kas see tähendab siis seda, et sinu järgmise 5 aasta plaan on mingi baka ära lõpetada, magistrisse minna, magistra ära lõpetada, doktorisse minna? Ma ei ole nii kindel, sest et mul on siuke eriala, ma ei taha rääkida, mis mu eriala on avalikult enam, sest eelmine aasta kõik rääkisid sellest. Aga mul on siuke eriala, et seda Eestis makas on suht vähe variante.
ehk siis võib-olla magistris ja on suht vähe variante ehk siis ja võib-olla ma pean seda välismaal tegema või midagi, et ma ei ole veel kindel, aga ma teen oma bakalaureuse ära ja eks ma siis vaatan. Aga praegu on sisetunne, et tegelikult haridusteel tahaks veel jätkata? Jaa, kindlasti ja ma tahaks doktorit saada mingis asjas. Lihtsalt sellepärast, et ma saaks teha teadustööd, ma saaks olla nagu, et ma olen kõva vend sellel all. Et ma ei ole just mingi, ma olen veits seda mingi puudutanud, vaid ma olekski nagu, tead, I know everything about this, nagu everything. Kui sa oled hea õppija, siis kas sa oleksid ka hea õpetaja? Ma arvan, aga mul on nagu suht väike nagu selline, mis asja nimi on, nagu see piir või siuke lävi, nagu, kus ma lähen nagu närvi, aga ma suudan võõrastega seda suht hästi taltsutada. Nagu perega on see, et ma nagu nipsus. See on kõigil. Jaa, aga kui ma olen nagu võõrastega, siis ma olen mingi jaha. Räägi mulle veel seda asja, mida ma juba 15 korda olen su käest küsinud. Jaa, nii et tegelikult ma arvan, ma oleks hea õpetaja, sest mulle meeldib õpetada ja kui mingid eksamiteks õppimised on olnud, siis ma olen õpetanud oma klassikaaslaseid või mingid tuttavaid lihtsalt või mida iganes, nagu et ma olen nagu seda teinud küll ja mulle meeldib seda teha, et see on siuke lahe ja tänuväärt töö minu arust. No õpetajad on väga paljude inimeste jaoks suureks eeskujuks. Räägi, kes oli sinu esimene eeskuju? No see on nagu hästi võib-olla selline klassikaline vastus, eriti ma arvan naissoost isikute poolt, aga emme. Sest nagu mu emme on ikkagi kõigest ja igalt poolt muga läbi tulnud ja ma olen nagu, issi ka kindlasti, aga lihtsalt emmega nagu, ma ei tea, emme on nagu emme. Ja mu issi töötab välismaal ka ja siis sellepärast võib-olla nagu, ma ei saa öelda, et nagu issi on iga hetke nagu kaasa muga teinud. Ta on alati olemas olnud ja ta on alati nagu toeks olnud ja nii palju kui ta Eestis on alati kohal olnud nagu aga jah, nagu emme on ikka igast tsirkust teinud ja kõik need mingid tüdrukute probleemid, ma lihtsalt mõtlen nagu, kui see pubertid nagu hakkab ja kestab ja värk ja nüüd ma loodan, ta on nagu lõppemas mul. Fingers crossed. Ja siis ma lihtsalt vaatan nagu praegu, et minu aega nagu tegeleb on ju ja see on lihtsalt, tal ongi see, et kuna ta peab seda, isa näeb seda puberteeti kui lihtsalt puberteeti, aga ema näeb seda nagu naise nagu kuidagi vinklist nagu mind ja mõde ja siis ma lihtsalt saan aru, et tal on nagu palju kuidagi rohkem meiega teha, sellepärast et ta mõistab seda kuidagi nagu paremini, aga samas tal on nii palju raskem ka ja ta nagu mingit asjadel ma tean, kus ma olen talt siukseid asju küsinud või mingi selliseid asju öelnud, kus mina lihtsalt emana ma arvan, oleks nagu, et ma ei suuda. Appi, mul on nii põnev oleks teada, mida sa oled küsinud. Ma ei tea, ma olen nii palju asju küsinud ja nii palju asju teinud ja ma just mõtlen, kui palju mingid lollusid ma olen teinud ja kuhu ta on nagu pidanud mind mingitest olukordadest välja aitama või kus ta on nagu pidanud mind mingi hoidma või ma ei tea. Näiteks ma olen siiamaani õudusunenägusid ja kui ma veel perekodus elasin, siis ma käisin ikka vahel emme kaisus magamas, sest ma olin lihtsalt nagu, et mulle ei meeldi sopimeedes olla. Ja siis emme oli nagu, olgu, tule siis siia ja siis ta magas mingi 3 lapsega voodis. Kõik olime seal, ta oli mingi norm, davai. See vist ongi lifetime job, et selles mõttes, et sinu beebi jääb alati sinu beebiks ükstapuha, kui vana ta on, et vahet ei ole. Ema just mulle ka seda hästi üks päev, ma ütlesin, suur inimene, jäta mind rahule, siis ta mingi minu jaoks ei ole. Nagu... Forever and ever baby, no. Ja, nii et ma arvan, emme on ikkagi kõige suurem eeskujust, ta on nii palju teinud ja nii palju teeb jätkuvalt selles mõttes. Väga äge. Nii äge. Nii, me jõudsime meie esimeste mängu kõige viimase küsimuseni. Esimene koostöö. Okei, ma ei ole selles taaskord kindel, kas oli mu esimene koostöö, aga ma tean peale Eesti laulu oli hästi pop, nagu I'm telling you, nagu pop nii, et nagu kõik tegid seda. Oli mingi smoothie, detox, mingi thing. Ala nagu Boosty praegu. Aga mingi teine. Ma ei mäleta selle firma nime enam. Ühesõnaga, oli mingi siuke teema ja mingi see oli kas Eesti laulu ajal või peale Eesti laulu, ma ei mäleta täpselt. Ja siis ma nagu nii väga tahtsin ja nagu tollal ma ei teeninud ju mitte mingit raha. Ma ju, ma olin reaalselt lihtsalt 10. klassis ja ma olin nagu hei. Ja nagu ma ei teadnud mitte midagi Eesti laulu, ma ka olin nagu no, I don't know. Ja siis ma lihtsalt kirjutasin neile, et tere. Ma tahaks väga seda smoothie detoxi teha. Ise olin 16, mingi hullult pidin mingi detoxi tegema. Siis ma kirjutasin neile, et ma tahaks nagu nii väga lihtsalt seda teha, et kas te nagu tahaksite mulle mingi, ma tean, et ma võin nagu midagi maksta ikka, aga nagu kas ma saaks teha mingi veits odavamalt ja ma mingi teen teile mingi shout-out'i. Ma isegi ei teadnud, ma polnud kunagi midagi Instas teinud, ma olin lihtsalt nagu mida häkki, ma tavaliselt postitan lihtsalt selfisid. Ja siis ma tegin nendega, siis nad saatsid mulle selle detox kuuri ja siis ma sain teha nagu detox kuuri ja ma mäletan, ma tegin pilti selle mingi mustika smoothiga oma koduakna peal, niimoodi oli mingi
ja see oli lihtsalt, kus ma olin nagu, et ma olen reaalselt influencer nagu, ja see oli nii lahe. vaata, ma just nagu nii mingi tänulik, nagu mingi emme, ma sain smuutisid. See oli vist esimene. jah. okei. Vot. And we are done with the game ehk siis, et esimeste mäng on meil ühel pool, aga see tähendab, et saade on algamas. Nüüd me hakkame siin pinnima ja Davai. rääkima kõigest su elu kohta. Davai. Kõige esimene asi, enamus inimesed teavad sind muusikuna, sa juba puudutasid ka, et sa 16-aastaselt juba läksid Eesti Laulule. Räägi korra, kuidas sinu üldse elu on sinnani viinud sind Eesti Lauluni? Bro, that's crazy reaalselt, põhimõtteliselt. Ma olen laulnud terve elu, aga ma ei ole kunagi olnud nagu, ma tean, ma väiksena ütlesin ikka, ma tahan mingi superstariks saada, nagu lihtsalt oli mingi, ma lähen Hollywoodi ja mul oli veel mingi superstariks saamise raamat. Wow. Siuke asi on olemas päriselt. Mingi lasteraamat nagu. Ühesõnaga, ja nagu ikka veits mõtlesin selle peale, aga tegelikult mu siht oli alati see, et ma nagu saan, vahepeal, pikalt ma tahtsin arstiks saada, siis vahepeal ma tahtsin politseiks saada, siis ma mõtlesin vahepeal äkki ma saan advokaadiks, nagu mul on kogu aeg olnud ikka nagu mingi see nii-öelda päris töö ka nagu. Kogu aeg olen mõeld, mida ma võiks teha ja mida ma nagu nii-öelda kogu aeg teeksin ja siis ma nagu ikka laulsin igal pool ja käisin ja siis mul öeldi, et ilus hääl, ma olin mingi super, mingi tore ja nagu ma ei tea, ma väga nagu ei teinud mingit asja sellest, et alati kui oli vaja laulda, siis ma laulsin ja ma ei tea, kui ei olnud, siis ma ei laulnud ja nagu ma ei tea, ma ei olnud kunagi see, kes mingi umbes kooris oli mingi solist ja oli mingi my time to shine, vaid ma lihtsalt nagu kuidagi niisama ja siis ühesõnaga tuli loovtöö, mingi 8. klass on see äkki või 7. või ma ei tea, mingi seal. Ja siis ma tegin loovtööks oma plaadi, nagu 2 lugu oli seal, selles mõttes see nagu duubelsingel põhimõtteliselt, tollal ma ei teadnud seda terminit, ma ütlesin plaat. Siis tegin oma plaadi, lindisin selle, leidsin mingi stuudio, kus sai mingi odavalt lindistada. Küsisin emmelt 50 €, olin mingi let's go. Võtsin see 50 €, maksin selle ära, siis mängisin ise klaverit seal stuudios, mingi laulsin sisse selle ja esitasin mu loovtöö ära. Sain muideks 5 ja siis põhimõtteliselt see, kes seal stuudios lindistas, tema nagu saatis mu nagu nime nii-öelda 2 produtsendile, ütles, et sul on mingi rits hääl. Ma olin mingi super. ja siis ühesõnaga nagu ta ütles, et sul on mega hea hääl ja äkki üks ma võin kirjutada neile, ma olin mingi ajaloog, mida iganes on ju. Ja siis nagu Hugo Martin Maasikas, ehk siis praegu Teva kartuun kirjutas mulle mingi, et teeks midagi. Nagu mussi, ma mingi okei. Ma küsin vahepeal, kas sa teadsid, kes ta oli? Selle ei, ma ei teadnud. Ta ei olnud siis ka nagu selles mõttes siis nii suur veel, nüüd ta on ta ei olnud siis kartuuni, siis ei olnud Teva, siis ei olnud nagu midagi selles mõttes. Ta lihtsalt nagu käis mingite inimestega läbi ja see oligi see, et Hugo nagu ma hakkasin temaga tegema mingeid lugusid, aitasin mingeid teiste lugusid teha ja värki, aga nagu mul üksi nagu me ei teinud midagi nii head, et see oleks võinud välja tulla. Ja siis ma ei tea, Hugoga me üldse, ta nagu oli kohati nagu mul on küll vennad, selles mõttes vanemad vennad, aga nagu ta oli kohati ikka nagu mingi vend ja nagu ma ei tea, lihtsalt näitas mulle mingeid asju ja viis mind mingite inimeste juurde, keda ma ei teadnud ja nagu hästi palju avas mulle seda maailma nagu väga positiivsest küljest, mis oli nagu hästi lahe, et ta nagu kindlasti oli hästi suur selline nagu oligi nagu mingi big brother selles maailmas mu jaoks. Ja siis oli mingi aeg, tal oli see kartuuni asi blow up ja siis me nagu jälle ei suhelnud nii palju. Ja siis ta kirjutas mulle lihtsalt, et kuule, et meil on mingi riff siin siis Karl Kristjaniga, kellega me koos siis Eesti Laulul käisime. Et viitsid tulla stuudiosse kirjutada mingi, et meil on ühte salmi vaja, refrääni oleks vaja, et viitsid tulla. Mul oli angiin ja ma olin nagu this is the opportunity of a lifetime. Ja siis ma läksin ja reaalselt ma olin nii halb olla, ma olin mingi diivani peal, sa mäletan, ma olin mingi oh my god, ma suren. Ja siis ma läksin teise tuppa klaveri taha, kirjutasin mingi 10-15 minni, kirjutasin salmi ja reffi valmis. Ja siis ma mäletan, Karl Kristjan oli mingi, et ma ei ole selles reffis kindel. Hugo oli mingi, meil on nii vähe aega, läheb küll. Ja siis läks see ja ma lindistasin selle oma angiiniga sisse, see oli see versioon, mis lõpuks läks raadiotesse, me lindistasime uuesti küll, aga Hugo oli mingi, ei, ma ei tea, see esimene oli parem. Ja siis me saime, ta helistas mulle niimoodi, et ma olin veel arvutitunnis, nagu mingi siuke asi on gümnaasiumis, nagu arvutitund, mida iganes. Õppisin mingi Excelit ja Wordi ja midagi sellist. Ja siis põhimõtteliselt seal helistas mulle, et saad praegu rääkida või? Ma mingi, tegelikult mul on tund, ta mingi, okei, saad korra välja minna, ma mingi, olgu. Läksin välja, mul üks koolivend istus nagu ukse taga pinkide peal. Ja Suuga mingi, et ära nüüd karjuma hakka ja ma mingi, mida? Ja ta mingi, me läheme Eesti Laulule muidu. Ja ma lihtsalt nagu, see oli nagu mingi kajaka kriiksatus. Ja siis ta oli lihtsalt nagu, ma just ütlesin ära karju ja ma mingi,
nojah, ja siis ma läksin ja siis me saime nagu lambist ja ma ei tea, jäigi see salm ja see mingi refrään ja kõik jäi nagu ja me läksime, meil läks täiega hästi ja kõik olid mingi oh my god, siis tuli Universal. Ja me jaoks on see kõik läinud lihtsalt nii nagu mingi see ei ole üldse olnud nagu, et ma mingi hullult käin mingi kuskil rääkimas ja mingi, et palun võtke või palun tehke. Mul nagu hullult hästi läinud sellega, mis on nagu hullult tore ja hullult äge. Ja siis kui vahepeal nagu inimesed küsivad mingi, anna mingit nõu, siis ma olen nagu ma ei tea, reaalselt ole õigel ajal õiges kohas. Nagu mul on nagu täiesti nagu niimoodi jopanud ja ma olen nii tänulik selle eest. aga kui see läheb nagu kõik nii iseenesest ja nii lihtsalt, siis miks sa ei ole tahtnud seda panna fookuseks või panna nagu esikohale? Nagu selles mõttes ta on mul selles osas, et kui ma teen muusikat, siis ma teen ta hästi. Nagu selles mõttes nagu ma ei ütle, ma teen mingi Eesti parimat muusikat, aga ma tean, et ma teen nagu okei muusikat ja ma olen väga kriitiline. Nagu ma olen kriitiline to the point, kus nagu mu plaadifirma on ka nagu, et rahune maha vaata. Nagu Universalist ka nagu mingi Leen või Kaspar või nad on nagu, et you gotta chill bro. Ja ma mingi, pole perfect, ei lähe. Ja nagu nii palju on mingid asju sellepärast, et olemata või tegemata mida iganes. Aga mul on nagu täpselt see, et ma ei taha, et muusika oleks kunagi mu jaoks see asi, mida ma võtan kui tööna. Sest mingil hetkel ta oli, peale seda Eesti Laulu kindlasti, oli mu jaoks nagu mingi kohustus, kus mul oli nagu, et ma pean jälle minema tegema. Aga nüüd ma tunnen, et on nagu veits tagasi, nagu kuna ma tegin seal pausi nüüd, või see ei ole kindlasti nagu selles mõttes mingi marketingi poolelt nagu ülitark otsus, et sa võtad mingi lambi pausi ja teed mingi muusikat umbes Once in a Blue Moon, aga mul on nii kõige lõbusam ja mul on nii kõige parem ja praegu ma tunnen nagu, et ma tegin selle pika pausi, aga siis ma tulin nagu väga hea looga ja ma jõudsin nagu raadiotes ikkagi nagu väga heale kohale. Ja ma olen nagu rahul sellega. Ma tegin loo, mis mulle meeldib, ma kirjutasin asjadest, mis on mu elus päriselt olnud. Et ma lihtsalt arvan, kui ma teeksin neid singleid niimoodi, et umbes iga mingi 2 kuu tagant tuleb mingi uus lugu, mul viskaks üle. Ja ma ei taha, et see viskaks mul üle, sest et laulmine on alati olnud mu selline mingi stress relief. Ja kui ma seda nagu teen väga kuidagi rutiinselt, siis ma tean, ta ei ole enam sellest ükskõik mis asi, mida sa teed rutiinselt, see hakkab sul närvidele käima. No Papi on eestikeelne lugu. No, sort of. Seal on mingid. Yeah, sort of. Millest selline switch, et sa ikkagi alguses tegid inglise keeles? Algus ma tegin, aga siis oli üks laulukirjutajate laager, kus ma kirjutasin Reketi Kaspar Kalluste ja ühe Soome produtsendiga selle Sinise Leegiga ja Palavapudru. Ja siis nagu ma olin alati kirjutanud inglise keeles. Esimesed lood, mis ma kirjutasin, ma olin 12-11 ja ma kirjutasin alati inglise keeles. Isegi kui ma ei olnud nii hea selles, ma lihtsalt tundsin, et see on nagu kuidagi rohkem selline hingestatud ja mida iganes. Ma kirjutan ikka vahel inglise keeles, nagu Don't Get Me Wrong, see on väga äge ja tore. Aga Eestis läbilöömiseks on eesti keel palju parem. Esiteks. Teiseks, ma kuidagi tunnen, et ma saan endale anda suurema au sellega, et ma mõtlen Eestis nagu targemalt välja. Eestis saab mõelda, eesti keeles ma oskan mingid siukseid riddleid ja mingid asju, mingid nalju asju sisse visata. Et inglise keeles on ikkagi võrdlemisi raske. Selles mõttes, et isegi kui sa oled nagu väga heal tasemel inglise keeles või ei ole või mida iganes, siis ta ei ole ikkagi emakeel, sa ei praktiseeri seda iga päev ja sul ei tule ikkagi nagu nii mingid clever nagu sellised asjad pähe. Ja eesti keeles on see, et nagu mulle veeldib veits seda sükest semi-räppi teha vahele kuskil, et nagu ma laulen ja siis ma veits nagu räppin, eesti keeles seda nagu lahedam teha. Sest ongi Eestis sul on nagu, eesti keel jookseb niimoodi lihtsalt, et seda on paremini teha. Tal on parem rütmika ja selline meetrum kuidagi. No tegelikult Papil on väga lahedad sõnad. See, kuidas sa oled selle üles ehitanud, see on ikka, ma mäletan, kui esimest korda kuulasin, siis mul oli ka nüüd kuulad, see on niimoodi. Kuulad, kuidas või? Et nagu poleks osanud seda oodata. Et sa oled veits nagu selline naissoost Nublu. Lihtsalt ilma prillidest. Seda on ka mingi öeldud mulle ja või üldse mingid, sest siis nagu neid naisräppareid ei ole väga. Või mõni ikka on, aga selles mõttes, et sellist võib-olla, kes nagu laulab ja räpib ja teeb sellist asja, et võib-olla nagu nii palju ei ole. Eks ma ikka saan seda vahel sellist mingit reference'i, et umbes sa meenutad teda. Aga ma lihtsalt arvan, et see on nagu see, mis kõige lihtsamalt tuleb. Nagu need eestikeelsed lood on ka kõige lihtsamini sündinud selles suhtes, et ma ei pea ennast nagu nii palju piinama. Sest eriti nagu mingi kogemused ka minu jaoks see, et kui sa oled näiteks mingi asja elanud läbi eesti keeles, siis sul on lihtsam tast rääkida eesti keeles. Kui sa näiteks elad mingi sündmuse läbi kuskil, ma ei tea, mul elab vanaema Ameerikas ja ma olen nagu seal käinud. Ja siis mul on nagu mingi sest, kuigi ma käisin seal väga noorena, siis on ikkagi mingid asjad nagu, et sul on lihtsam rääkida inglise keeles, sest sa isegi tead mingid asju eesti keeles, nagu mingid termineid või mingid hooneid või mingid asju nagu. Eesti keeles on samamoodi, et nagu, ma ei tea, näiteks seal laulus ma ütlen, et
Jäneda jookseb, on ju, mis tundub nagu mingi Nublu reference, ei ole, see oli ühe venna hüüdnimi tegelikult. Ja siis ma nagu ütlen, et Jäneda jookseb, noh, mis nagu inglise keeles ma ei saa öelda mingi Jäneda runs, vaata. See on lamp ja nagu sellepärast mulle meeldib eesti keeles, et kui sa oled ikkagi mingeid asju nagu kuidagi kogenud ja saanud mingit sellist nagu inspi igapäevaelust ja sellist igapäevaelu toimestustest, siis mul on palju lihtsam laulda. Et nagu teist mul oleks palju lihtsam kirjutada eesti keeles laul, kui ma hakkan inglise keeles rääkima nagu mingi Sandra ja Kairi. Et nagu selles mõttes. Sandra and Kairi. Et see lihtsalt kuidagi läks nii hästi ja ma olen need lood, ma räägin nagu mitmuses, mul tegelikult lihtsalt tuleb veel mingeid lugusid ja siis ühesõnaga, nagu need lihtsalt sündis nii palju lihtsamalt ja nii toredalt ja ma olen ise nagu rahul ja ma tunnen, et nagu inimesed, kes kuulavad seda, suhestuvad sellega palju rohkem, sest isegi kui sa nagu räägid taaskord väga heal tasemel inglise keelt, siis sa oled harjunud eesti keeles niimoodi, et sa filtreerid välja isegi kui sul käib taustaks nagu, et sa oled mingi aga kui sul inglise keeles käib, siis eestlane paneb selle suhteliselt nagu siukseks mingiks müraks endale, et sa nagu ei süvene nii hullult. Ei ole nii, Say It First käis mul repeat'i peal lihtsalt mingi 2 miljon korda vähemalt. Ja selles mõttes nagu loo mõistes küll, aga mõtlen nagu teksti suhtes just, et ma saan olla kindlasti palju tabavam eesti keeles inimeste jaoks. Okei, aga kas sa praegu oled ka ikka veel plaadifirmal? Jaa. Et kuidas sa üldse pääsesid löögile? Universal on nagu global nagu bänger, kõik tahavad sinna alla. Kirjutasid mulle ise, või nad olidki, et tule. Et sa kirjutasid hästi loo selle Eesti laululoos, nagu osa ma kirjutasin. Ja olid mingid, sa nii noor ja nii vahva ja tule. Ja tegelikult see leping on nii-öelda mu ema nimel, sest ma olin nii... Alakas. Ma olin nii titt. See on nagu paberile põhimõtteliselt on nagu, minu allkiri on seal ka, kes on nagu sümboolne. Nagu, kolmiks ju. Ei, mul oli ikkagi allkiri. Aga kas Universal ei tahaks, et sa teeks ingliskeelset muusikat? Et nagu nad ise tahtsid, ma teeks eesti keelt. Okay. Ja ma ei, nagu mul ei ole otseselt nagu, kui ma murraks Eestist välja kunagi, siis ma oleks mingi aga mul ei ole nagu mingit sellist nagu mingit hullut tungi, et ma pean mingi international olema, sest et ma ei ole väga hea üldse selle kuulsusega. Ma olen väga kontrollitud keskkondades sellega hea, nagu siuksed näiteks olukorrad, et ma tean, mis toimub, ma saan kõike hoomata, aga kui see on nagu mingi avalik selline mingi värk, on ju, siis ma olen täiesti nagu, et nagu ma jooksen kokku, ma olen täiesti erroris, ma olen mingi, oh my god, ma ei tea, mida teha. Sa mõtled nagu mingi üritusi ja intervjuusid? Ja mingid siuksed, ma olengi lihtsalt nagu, ma ei tea, mis teha, nagu ma ei oska olla. Ja nagu mingi intervjuud andmistega ka, ma olen nagu, ma ülitihti nagu ütlen liiga palju. Nüüd ma olen veits hakanud seda kontrollima, aga mul on ikka mingid hetked, kus ma olen nagu, bro, don't talk about everything, you know? Ja siis, ma ei tea, ma ei ole selle kahjuks nagu väga hea. Ja siis nagu ma teengi ülivähe ja nagu niimoodi grammhaaval igalt poolt natukene, sellepärast, et ma lihtsalt kardan, ma teen mingi täiesti kaose kuskil. Kuidas see on sind aidanud, et sa plaadifirma all oled, et mida nad iga nädalaselt või iga kuiselt teevad selleks, et sa oleksid parem artist? No kogu see nii-öelda tilulilu jääb ära mu jaoks, et ma saan keskenduda muusikale ja ma saan keskenduda sellele kunstile selle poolele ja ma olen kindlasti võtnud nagu palju asju selles mõttes nii-öelda enda peale, et võib-olla alguses tegi Universal Sebis ka mingit fotograafi asju, aga ma olen nüüd võtnud selle hästi enda peale, et kõik see nagu kogu see kunsti pool on minu pool. Et mingid cover artid, videoinimesed, ma ei tea, ühesõnaga proovin kõik ise nagu mõelda. Ja isegi kui nagu mingi asi ei tule nagu hullult hea, siis ma nagu kuidagi, praegu ma teen ühte asja ühe oma sõbraga lihtsalt. Ja ma ei tea, minust see on nagu täielikult uus, ma ei tea, kui nagu megaprofessionaalne see on või midagi, aga lihtsalt ma kuidagi annan nagu teistel võimaluse ja endale võimaluse mingid asju katsetada ja nagu eksperimenteerida. Et see annab mulle kuidagi nagu nad annavad mulle siis selle ruumi nagu tegutseda just sellega, et ma ei pea mõtlema selle peale, kuidas mingit Spotify reklaame panna või ma ei pea mõtlema, kuidas kellegagi mingi, ma ei tea, mingit pressi mingit teadet teha või ma ei pea mõtlema, kuidas kellele mida mingi tasuda või tuua või ma ei tea, kõik need asjad, mis käivad nagu, kuidas saada mu lugu mingitesse playlistidesse või raadiotesse, ma ei pea neid ise saatma, et mul ei ole nagu seda. See on kindlasti tore osa ja see on kindlasti lahe asi, mida osata. Aga jah, ma olen nagu saanud sealt seda, et ma saan keskenduda muusikale ja samas saanud sealt jõhkralt tutvuseid. Ja nad on kindlasti viinud mind inimeste ja asjadega kurssi, kelle, enne Eesti Laulu mul ei olnud õrnaimu. Ma põhimõtteliselt vaatasin Koit Toomet nagu mingi ma olin täiesti nagu, ma ei teadnud mitte kedagi, nagu I mean no one. Ja nüüd see on nagu lahe. Üks mu highlight hetk oli kusjuures see, et ma käisin toidupoes. Ma ei tea, kas ta on õnnelik, et ma seda ütlen, aga ma käisin Rimis oma elukaaslasega ja siis saate aru, Birgit Sarrap ütles mulle tšau ja ma olin nagu
bro. Ja siis ma läksin ma olin mingi tšau. Ja ma olin lihtsalt läksin oma kuti juurde mingi mees. Ja filmi nagu ja ma olen ikka selline, et ma näen mingeid inimesi, keda ma nagu ei tea. Keegi ütleb mulle mingi tšau, siis ma olen lihtsalt aga mis tunne see oli näiteks Reketiga siis teha koostööd? Ma kujutan ette, et see oli ka selline fangirl moment. ja saad aru, meid seal pandi niimoodi need grupid kokku, et nagu artistid ise ei teadnud, kellega nad grupis on. Ja siis nagu ma olin viimane grupp, kes teatati. Ja ma olin nagu, ma isegi ei pööranud tähelepanu, kes seal välja announced, ma olin nagu, tõesti palju oli välismaalast värki, noh, ma ei saa niikuinii midagi aru, räägilt inimesi oli värki. Ja siis viimasena öeldi mingi Maian Reket, Kaspar Kalluste. Ja ma mingi Maian. Ja me. Ja siis nagu mingi ja. Siis me läksime Reketiga nagu stuudiosse ja Kaspariga ja selle Rafaeliga ja ma olin nagu olgu. Ja ma olin lihtsalt mingi mees. Ja siis ma mäletan, ma saatsin oma emmele sõnumi. Ma ei rääkinud seda isegi Tomile kunagi, aga ma saatsin emmele sõnumi, olin mingi holy shit, ma olen Reketiga stuudios. Emps on mingi lahe ja ma mingi jupp, what the heck. Et nagu, ei neid hetki on nii palju olnud. Neid hetki on nagu nii palju olnud, kus ma lihtsalt näen mingit inimest seal. Või nagu kas või mingi Elina Born. Esimest kord nägin teda, ma olin mingi lõpeta ära lihtsalt nagu nii palju. Või mingi Ivo Linnat nägin. Siis ma olin mingi. Ma sain mul lõpuaktusel näiteks laulda Ivo Linnaga koos. Sellepärast, et ta pianist ja siis tema kutsusid mind ja siis ma olin nagu mida äkki. Ivo Linna oli ühe mu klassivenna vanaisa ja siis lihtsalt ta kutsus lavale ja oli nagu, et laulame. Ja siis ma laulsin tema ja siis ühe meie bioloogiaõpetajaga laulsin Tiigrikutsut. Nii et ühesõnaga mul on täiega palju sellist hetki, mis on nagu. Aga kas sa tähistad kuidagi neid väikeseid võite, mis sul elus ette tulevad, sest et ma arvan, et selliste inimestega kohtumine on samamoodi, see on selline nagu elamus. Eks ikka. Või nagu selles mõttes nagu see nagu oleneb veits selles mõttes. Mõnda aega tagasi võib-olla ma olin veits rohkem selline show inimene kuidagi või nagu ma olin hästi selline nii-öelda nagu noored ütleks siis rahvale. Ja nüüd ma olen natuke rohkem selline lihtsalt nagu joyous ja võib-olla veits rohkem privaatne, aga ma lihtsalt nagu jagan oma rõõmu. Ja ma arvan, et see on nagu sellest tähistamises ka nii-öelda muutunud, et ma ei tea, varasemalt mul tuli neist palapudru väljas, me tegime mingi pressiürituse. No muidugi nüüd on see koroona ka, et see oli nagu teine asi. Aga ja seekord ma nagu olime mu elukaaslasega läksime ema juurde koju mul ja minu ema juurde. Ja siis mu emme tegi maksakastet mulle. Et nagu see mu lemmiktoit ma ei teaks, et nagu absolutely nothing beats that, aga et ma arvan jah, et tähistamised on ka nagu läinud teistsuguseks ja siukseks tagasihoidlikumaks ja mõnusamaks, et ma olen kindlasti väga rõõmus ja ma kindlasti räägin või ma ei tea, samamoodi kui ma Birgitit nägin, nagu siis ma kirjutasin emmele mingi appi, aga ma nagu jah, võib-olla ei ole enam nii teatraalne mingit asjadega, et ma nagu kindlasti nooremana olin jõhkralt teatraalne, ma olen ikka teatraalne selles mõttes oma perele, oma sõpradele. Ja ma olen ikka siuke külaklaun selles mõttes, don't get me wrong, ma ei ole nagu muutunud. Aga lihtsalt ma kindlasti olen õppinud kuidagi ennast natukene rohkem tagasi hoidma. Ma ei ütle, ma seda täielikult veel oskan, aga sipa. Samas see on nagu sinu võlu ka, sest esimene kord, kui ma nägin sind laval, sa ei ole lihtsalt laulja, sa ei ole see, kes seisab mikrofoni taga ja lihtsalt. See on üldse teine teema. Et sa oled full on artist, nagu full on. Vahet ei ole, kus sa oled või mida sa teed, sa paned ikka nagu Billie Eilish paned. Ja mul nagu kammipära selles mõttes, ma nagu mingi laval lähen, siis mul mingi blackout moment, mingi laser ütled silmast välja, mingi et ja sellepärast mulle meeldib seda laulmist teha, vaata niimoodi, et ma teen teda nagu mingi hooajati või niimoodi harva või selles mõttes, et see ei ole mu jaoks mingit iga laupäev mingi vaid ma teen nagu siis, kui töö tuleb ja siis, kui siuke rõõmus on ja siuke lahe. Ja siis ma annan ka palju rohkem, ma tunnen, et ma nagu mõtlen palju rohkem ja põen palju rohkem ja see annab nii palju juurde võib-olla asjadele. Aga kas nagu see artisti geen on sul kuskil sees olemas, et see tuleb iseenesest või sa ikkagi oled harjutanud ja läbi mõelnud ja nagu? Pigem tuleb iseenesest. Aga mul on ikka räigelt suur lauanärv selles mõttes nagu suht heavy, väga-väga heavy. Aga ma nagu kuidagi surun selle alla selles hetkes, kui ma laval olen. Ja siis ma lähen ära ja siis ma olen nagu aga nagu mu issi on täpselt samasugune nagu mina. Ma olen täiesti mu issi koopi selles suhtes nii välimuselt, olemuselt kui põhimõtteliselt Maian ja suur Maian. Selles mõttes see on nagu, ta on täpselt samasugune, et nagu ka selline, et kui ta
nagu if he does something, siis nagu kõik on lihtsalt mingi ja ma olen täpselt samasugune, et see on lihtsalt, ma arvan, mingi perevärk ka, et see ei ole otseselt, et ma oleks mingi treeninud, et olla mingi mullult äge, mingi popstaar, aga jah, perevärk. aga kuidas sa suhtud sellesse, et no vaata, sa oled lava peal, oled mängid ühte rolli, eraelus sa mängid teist rolli ja tegelikult see, millest võib-olla meedia kirjutab, on ikkagi see, mida sa teed lava peal või näiteks mida sa sotsiaalmeediasse postitad. Ja tundub, et viimasel ajal on päris palju refereeritud sinu, kas mingeid postitusi või see pilte üles pannud, et mis su suhe meediaga on ja kuidas sa selle teemaga hakkama saad? Nagu ma tunnen, et ma olen viimasel ajal ma jagan nagu Instagramis rohkem võib-olla ennast, et varem see oli hästi selle nagu selle nii-öelda Maiani persooniga seotud nagu, et ma ei olnud niivõrd nagu see tavaline Maian oma Instagramis, aga nüüd ma olen üritanud lihtsalt olla nagu võib-olla veidi privaatsem, aga jagada nagu mingeid tähtsaid etappe mu elus ja jagada mingeid päris olulisi nagu rõõme ja selliseid hetki mu elus, sest et ma kuidagi tahan, et inimesed näeks seda poolt ka. Sest varem ma võib-olla üritasin kõigile jätta hästi sellise mulje, eriti nooremana ja see mul ikka mingi kest kindlasti. Ja see on juba nagu ammu mul mingi kest, et ma olen selline üli nagu kõva mutt ja nagu mitte miski ei tõri mind maha ja värki. Aga ma olen kuidagi nüüd nagu ise endal lubanud äkki olla natuke nagu siuke haavatavam ja õrnem ja ma olen seda nagu kajastanud ka veits rohkem. Et see on nagu fine, kui sa oled ka veits nagu naiselik ja õrn ja varem olin kogu aeg selline nagu fight me bro, aga nagu enam ei ole selline. Et ma ei tea, kindlasti nagu meedia on mingis osas teinud mulle haiget, nagu on mingid asju olnud, kus ma lihtsalt kas või eelmine aasta oli mingid hetki, kus ma olin lihtsalt nagu, et see ei ole okei. Nagu kus ma lihtsalt oma sünnipäeval näiteks lihtsalt nagu nutsin ja olin nagu, et see ei ole okei mulle. See ei ole mulle okei, et inimesed teevad nii, see ei ole mulle okei, et inimesed teevad artikleid ja panema nime sinna taha. Mu jaoks on see lihtsalt täiesti disrespect, sest kui sa ütled midagi, siis ütle, kes sa oled ka. Ja minu just, see on hästi palju mulle sellist asjad nagu just haiget teinud, et kui sa julged öelda, et ma olen umbes, nad ei ole öelnud sellist asja, aga selles mõttes, et ma olen loll ja nõme, siis nagu ütle, kes sa oled. Sest kui mina ütlen ikkagi, et nagu, ma ei tea, keegi on vastik, siis nagu ma ütlen ka, nagu ma ütlengi seda, mina ütlengi. Ja seda on nagu hästi palju mul olnud, et ja kindlasti see, et mind on pandud võib-olla mingite asjadest vastutama, mille eest ei pea teised minu vanused vastutama. Eriti kuna ma hakkasin seda tralli tegema, kui ma olin 16. Ja ma ei olnud isegi veel 17 saamas, ma olin täiesti 16, ma olin täiesti titt, ma tegin kõik esimest korda. Ja kus mulle nagu öeldi, et põhimõtteliselt sa on nagu loll laps, sa ei tea mitte midagi, sina peaks praegu vait olema. Siis ma just nagu, et bro, sa ei tea nagu mitte midagi, sa ei tea minust mitte midagi, sa ei saa nii öelda. Ja nagu meediaga on ka see, et nagu on ülitoredaid inimesi, on üliägedaid artikleid ja asju, mis tehakse, kus ma reaalselt olen niimoodi, et ma kirjutan pärast mingile ajakirjanikule või inimesele või ma ei tea, kas või mingid podcastid, mida iganes, et lihtsalt kirjutan ja ma olen nagu, et aitäh, et muid tõesti tore, muid tõesti lahe, mul nagu nii meeldis. Ja mingid hetki, kus ma olen lihtsalt täiesti ahastuses olnud niimoodi, et ma kirjutan kõik Eesti mingid toimetused läbi ja olen nagu võtke see maha, nagu lähen nii närvi. Aga sa ütlesid, et vanasti sul oli sotsiaalmeedias oli selline nagu, sa tõmbasid nagu mingi kesta endale peale. Mis seal kesta all tegelikult toimus? Ma ei tea, ma arvan, et üks asi on see, et ma olin hästi rahutu, sest ma ei tundnud, et mul on oma koht maailmas. Kindlasti oligi see, et ma käisin nagu koolis, ma olin seal üks inimene ja siis inimesed arvasid, et ma arvan, et ma olen mingi kuulus, mis tegelikult nagu ei olnud. Aga minu arust vähemalt, kindlasti mingil hetkel mul hakkas kogu see põll pähe. Aga ma nagu tegelikult kunagi ei arvanud nagu, et ma olen kuidagi nüüd kuulus või et ma olen nüüd ägedam või midagi. Aga ja siis nagu oligi see, et mulle nagu nõuti kuidagi nii palju, et ma pidin nagu õppima ja siis ma pidin nagu olema mingi laulja ja siis ma pidin käima tegema seda ja toda ja mu jaoks oli lihtsalt nii overwhelming ja ma ei kuidagi tundsin, et ma ei saa nagu olla ja näidata ka, et mul on nagu veits õrn ja mul on veits valus ja mul on veits raske nagu ja ma ei jaksa selle kõigega toime tulla. Ja siis ma lihtsalt näitasingi nagu kõigile, et ma saan kõigega hakkama, nagu mis iganes te mu teele viskata. Ja siis ma nagu veits võib-olla lõingi endale ka nagu koolielus sellise kilbi, et ma pigem olen nagu selline endasse tõmbunud ja kuri, või mitte otseselt nagu õel, aga lihtsalt nagu kuri ja selline, et ära puutu mind, kui et ma lasen inimesed ligi ja nagu räägin. Ja ma tegin seda nagu igal pool. Ja igal pool, kus keegi nagu midagi kohta uuris, siis ma olingi nagu kogu aeg siuke täiesti bad bitch. Ja
selles mõttes see on mind päästnud paljudest asjadest, nagu selles mõttes, et ma tean, et mingid asjad, mis minu kohta on räägitud, ma tean, et ei ole tõsi, selles mõttes, et ma olengi nagu, et that's the show I put on, lihtsalt, et inimesed ei teakski, milline ma olen. Aga nüüd ma nagu tunnen, et võib-olla on veits aeg seda näidata ja pluss ma tunnen, et ma võib-olla õpetasin mingeid nooremaid inimesi veits nagu ka seda mentaliteeti hoidma ja ma ei ole nagu väga sellel fänn. Ja ma tahaks nagu ikkagi seda, et nagu kindlasti hoia ennast teiste eest. Sest nagu, mu emme ütleb ka, et maailm on suht nagu kole koht või selles mõttes nagu raske koht, kus olla ja hakkama saada. Aga sa pead ikkagi jääma nagu inimeseks selle keskel ja sa pead nagu ikkagi jääma kuidagi truuks endale ja nagu mul endal, ma arvan, tekkis ka mingi selline konflikt nagu, et kas ma olen siis selline tugev nagu mingi kõva pihv või siis ma olen nagu veits selline õrn, kes nagu vahepeal tahab emmet kallistada nagu. Et ma nagu hästi jätsin selle mulje, et umbes mul on kõigest nagu suva, et ma saan kõigega hakkama, aga mul tekkiski endal see lahkheli, et ma tegelikult ju nagu kodus, õhtu lõpuks mul ei olnud seda mentaliteeti ja ma olingi lihtsalt nagu, et ma tahan lihtsalt mingi magada või ma tahan lihtsalt puhata või nagu chillida, aga nagu lõpuks see läkski nagu nii, et ma võib-olla isegi oma eraelus nagu näitasin seda juba inimestele ja mingi tuttavatele, et ma olengi mingi hullult siuke kõva vend. Jäid ise uskuma seda? Jaa, nagu ma arvangi, et see oli veits nagu see ja mul on ikka kohati see, et selles mõttes ma ikkagi üritan jätta endast võimalikult enesekindla sellise nagu tugeva uhke mulje, aga mitte lihtsalt võib-olla enam, et see ei ole niivõrd mu kest, vaid ma olen üritanudki jõuda nagu sinna, aga ma ei tea, ma lihtsalt arvan, et rohkem peaksid inimesed näitama, et nad on veits haavatavad. Ma ei tea, nagu ma ei ütle, et ma peaks näitama oma nõrkuseid või mingi, et see koht on minu jaoks väga mingi raske, aga lihtsalt nagu, et olla inimene, et ma olen näiteks öelnud ka oma elukaaslasele, et kui teised näeks, milline ma sinuga kodus olen, et siis mu karjäär oleks läbi. Nagu ma olen lihtsalt nagu väike. No nii, räägi, mis sa teed seal, räägi kõik välja. Ja lihtsalt nagu ma olengi nagu tegelikult selline, ma olen ka ikkagi noor ja ma nagu kohati ikka võtan ennast kui last või nagu mingis hetkes ma olen ikka nagu, et ma ei jaksa nagu, et this is a lot nagu, et mõni päev lihtsalt istud ja oled nagu, et mul on nii palju asju nagu teha ja mõelda ja nagu ma olen nii noor ja ma lihtsalt tahakski nagu, et istud mingi emmega maha ja nagu vahepeal ma ütlengi emmele, et tule mulle järele lihtsalt. Nagu lihtsalt, ma tahan lihtsalt istuda Peetri Steven peal, vaadata multikaid nagu, on täiesti suva. Ja nagu ma arvan, see on okei. Ja ma varem ütlesin endale kogu aeg, et see ei ole okei. Ma ütlesin, et see ei ole nagu asi, mida näidata või mida öelda või mida nagu kuidagi kommunikeerida ja kajastada, vaid ma võtsin, et see on hästi selline nagu nii-öelda tabu või halb või ma ei tea, väga halb igatahes ja ma ei ole sellega üldse nagu rahul ja õnnelik, aga ma ikkagi olen sellega nõus, et see on mind päästnud paljudest olukordadest. Sa korraks puudutasid seda, et sa natukene tunned, et võib-olla ei olnud kõige õigem kuvand, mida noortele anda läbi sotsiaalmeedia, see, mis sa mõtlesid. Mis on täna need asjad, mida sa tunned, et sa tahad läbi oma sotsiaalmeedia nooremale generatsioonile öelda? Ma ei tea, kui tuua selles mõttes, üks asi on kindlasti see, et mitte nagu minna asjadega kaasa, mis sind ennast võib-olla ei huvita. Et mina kindlasti nagu mingites asjades nooremana ma arvan, et ma kuidagi uppusin mingitesse seltskondadesse või asjadesse ära ja ma nagu selle keskel kaotsin ennast. Et mu nagu selles mõttes see ring on nüüd nii väike, mul on, mu ring ongi mingi maks 10 inimest, pluss pere. Ja varem see oli nagu mitukümmend inimest, et selles mõttes see leia nagu õiged inimesed on nagu minu see võib-olla sõnum, et ma kes kõik on nagu näinud kohati, milline ma nagu olen olnud ja milliseks ma olen saanud ja nagu kõik see, mõned inimesed on varsti 5 aastat nagu jälginud. Et see on kõik on nagu väga pikk teekond, aga sa lihtsalt pead nagu õigesti valima ja ma tean, noorena on üliraske selles mõttes nagu aru saada, kes tahavad sulle head või kes on suga niisama chillivad või mis olukorrad üldse sinule nagu kasulikud on ja sa ei mõtle nagu tagajärgedele, minu arust see on nagu kõige raskem asi tänini minu jaoks. Et ma teen mingi asja ära ja siis ma olen nagu, et olgu. Et nagu võib-olla see ei olnud kõige parem otsus, et see on nagu, mida noorena minu arust ei filtreeri. Ja kindlasti see, et kui ma olen ikka varem nagu rääkinud, et õppimine on oluline ja nii, aga ma kunagi ei keskendunud sellele, et selle kõrval on oluline ka ise terve olla. Ja ise nagu elu nautida ja ise olla rahul ja mitte ainult see, et ma istun õpikut taga ja mingi umbes, ma ei tea, lähen lolliks seal nii öelda figuratiivselt nagu, vaid ma
teen asja, sest ma tahan seda teha, et ma naudin seda. Ja ma ei räägi sellest, et sa peaksid oma füüsikakontrollida üle laskma, sellepärast, et sulle ei meeldi füüsika. Ei, ma ei räägi sellest. Ma lihtsalt mõtlen, et kui nagu probleem tuleb sellega tegeleda, mitte lihtsalt, et ma teen selle ära, sellepärast et kõik ütlevad, vaid kui sa ikkagi ei suuda seda mingi teatud põhjusel teha, siis võib-olla nagu räägi täiskasvanutega või oma õega, vennaga, mida iganes. Tädiga, täditütrega, et ennast nagu tuleb räigelt hoida. Kuidas sulle tundub, kas sa lihtsalt spekuleeri, et kas sa oleksid nii heas kohas praegu endaga täna, nagu sa oled, kui sa poleks läbi teinud kõiki neid raskeid hetki, mida sa tegid? Kindlasti mitte. Nagu ma olen... Ehk siis neid oli vaja? Jaa, kindlasti. Et ma olen oma emakasest rääkinud, et mu elus on palju olnud, kas või see Eesti Laul oli minu jaoks nagu hästi raske. Ma ei tea, miks ta oli minu jaoks nii raske. Ma tean teisi inimesi, kes seal käisid ja see ei olnud nende jaoks nii raske. Minu jaoks oli tohutult raske. Aga mis see tähendab? Ma ei osanud sellega toime tulla. Seda oli nagu, ma läksin 0-100 liiga ruttu. Ja ma olen inimene näiteks, kellele ei sobi üldse nagu muutused. Ma olen täiesti, me kolisime näiteks kunagi perekodu mõned aastad tagasi ja ma täiesti, ma nutsin nagu oma vana kodu taga. Selles mõttes mul on nagu mingid asjad, mis mulle ei meeldi. Ma joon nagu kindlat vett, ma joon nagu kindlast kruusist. Mul on nagu asjad, mulle meeldib, kui asjad on nii, nagu nad on. Ja ma ei muuda neid nagu väga kergekäeliselt. Ja see Eesti Laulu periood oligi see, kus ma nagu, mu elu käis 180 kraadi ja siis veel otsa nagu. Et see oli täiesti mu jaoks nagu, et ma üks hetk ma olen lihtsalt istun mingi matatunnis ja teine hetk ma annan Saku Suurhalil mingi Märt Avandile intervjuud. Et see on nagu, sa mõtled küll, see ei ole nagu suur asi ja see Eesti on väike konnatiik ja mida iganes, aga see on suur asi nagu. Ja... See on suur asi väga positiivses mõttes, aga see on väga suur muutus. Jaa, täpselt, et see on nagu hullult lahe. Ma olen täiega nagu õnnelik selle kogemuse eest ja see oli hullult äge ja ma kasvasin inimeseni jahkralt, aga lihtsalt vahepeal on neid asju palju. Aga ma arvan samas, et kui ma ei oleks nagu mingid etappe oma elus läbi teinud, nagu võib-olla ka nüüd sellest muusikast pausi tegemist või kuidagi endale keskendumist lihtsalt ja enda nagu mingit õiget sellist kohta nagu üles leidmast või ma ei tea, vahepeal ma tundsin, et ma olen veits nagu eksinud. Kuidagi lihtsalt nagu endad, nagu mis ma päriselt teen või mis ma päriselt teha tahan. Ja nüüd ma tunnen, et ma nagu tean enam-vähem, mitte nagu muidugi 100%, aga lihtsalt nagu, ma tean, mida vähemalt nagu ühe päeva lõikes peaksin tegema. Ja ma arvan, et kui ei oleks neid asju olnud, ma ei oleks jõudnud siia. Et ma ei oleks nagu aru saanud, mida ma teha tahan, kuhu ma liikuda tahan. Et kõik need asjad on mind ikkagi nagu õpetanud ja kasvatanud. Ja nagu eks kõigil inimestel on raskusid elus, minu asjad lihtsalt võib-olla, Eesti Laul oli lihtsalt see, et ma tegin seda kõiki teiste silmadel. Et see on nagu elu ja mingi, et ma nüüd tõusen kuskilt, ma ei tea, rahva ette. Et kõigil on raskeid asju ja ma arvan, et inimestel on kahest raskemaid asju kui minul. Lihtsalt minu jaoks oligi raske see, et ma pidin tegema mingid asju teiste silme ees. Aga selle eksinud tunde kohta ma pean lihtsalt kommenteerima, et see on täiesti fine. Eriti kui sa oled 20, ma olen 32, mul on ikka aegalt väga eksinud tunne. See on täiesti muidugi. Normaalne osa elust. See ka kuhugi, sa lihtsalt õpid sellega hakkama saama ja seda manageerima seda tunnet. Ja kus juures mingil hetkel sa hakkad seda isegi nautima, sest et kui sa võtad ja kui sa tõlgendad seda, et see mitte ei ole, et sa oled eksinud, aga you're on a journey. See on challenge. Mu ema ütleb ka, et see on lõbus, et sa ei tea, mis sust saab. Aga minu jaoks just on see, et ma tahan hästi nagu kindel olla. Aga see on kindlasti nagu fine ja ma arvan, et see ka, et sa tunned ennast vahepeal halvasti või sa, ma ei tea, oled vahepeal kurb või mida iganes, et see on nagu, see ongi täiesti fine. Ja mulle näiteks hullult meeldib, et sellest räägitakse rohkem. Ma nagu täiesti nagu kaifin seda, kui ma loen, et inimesed on mingid, it's okay to be sad. It is, nagu ongi okay. Ja nagu mõni päev on okay olla vihane ja mõni päev on kui sa reaalselt tahagi voodist püsti tõusta. Nagu ma üks päev magasin reaalselt 20 tundi ja ma olin nagu, bro, that was the best day of my life. Nagu, et see on täiesti okay. Ja ma lihtsalt arvan, et nagu mingites nagu kogustes on kõike nagu fine teha, on olla kurb, vihane, ma ei tea, rõõmus, rõõmus võiks kogu aeg olla, aga nagu mis iganes, ärev, whatever, mingid kõik sellised negatiivsed emotsioonid, need on täiesti okay tunda, aga lihtsalt ma arvan, et sa pead enda jaoks ka kuidagi mõtestama, et mis koguses sa neid asju tunned. See on nagu oluline. Ma tahan korra minna sotsiaalmeedia juurde. Kairi, kas sa lubad? Go for it! Sa ütlesid enne ka, et sa oled palju julgemaks muutunud või et sa räägid hästi palju rohkem iseendast, et ja sa ka mainisid, et see on natukene justkui nagu sinu töö. Et kas sa loed mõjuisikuks olemist või nagu sotsiaalmeedias tegutsemist kuidagi oma tööks ka?
mitte nagu, ma ei näe, et see oleks selles mõttes nagu töö, et see oleks nagu mingi hull vaev. Sellepärast mulle meeldib seda teha. Siin kindlasti läheb nagu palju mõtlemist ja nagu palju tegemist ja selles mõttes, aga ma nagu pigem arvan, et see on hästi lõbus asi ja mul on nagu, ma olen jõhkralt tänulik, ma just üks päev ütlesin seda ka oma Instagrami stories, et ma olen nagu hullult tänulik, et ma saan sellist asja teha. Et mul on nagu kuidagi, mul ei ole nagu mingi hullult jälgeid, aga mul on nagu hullult hea meel, et näiteks minu see nagu nii-öelda engagement või see, et ma näen palju inimesed mingid asju vaatavad mul või ma ei tea, nii-öelda laigivad või mis iganes on ju, et see on nagu hästi suur ja ma tunnen, et mul on nagu see mingi kommuun on nagu suhteliselt tugev. Et see ei ole nagu see, et ma lihtsalt et ma saaks mingit negatiivset energiat ja kusjuures mul on näiteks see ka, et varasemalt ma ei teinud seda, aga nüüd näiteks kui inimesed kirjutavad mulle nagu midagi hästi nõmedat, mida juhtub kusjuures reaalselt aastas paar korda, siis ma blokin nad ära ja ma olengi nagu teinud, et kogu aeg kõik ütlevad, et nagu igasugune tähelepanu, mis sa saad, on hea reklaam, aga minu jaoks on nagu see, et kui sa oled nõme, sa oled nõme, vaata. Et ma ei viitsi, mul ei ole vaja mingi ühte vaatamist oma story'le rohkem lihtsalt, et keegi saaks mulle kirjutada, et ma olen mingi loll ja nõme. Et ma nagu olen hästi selle kuidagi teinud selliseks soojaks kuidagi community'ks endal. Nii palju, kui ma nagu oskan. Ja nagu muidugi ülilahe, et ma saan teha mingite brändidega koostööd, mis sa nagu arvad, et kah mingi siuke lapsepõlve-unistus ja siis mõtled nagu, et mis asja. Et ma teengi nagu mingi, ma ei tea, Sportlandi ja Nike'iga mingid asju, et sellest oledki nagu, et wow. Ja see on nagu hullult lahe. Et ja sa saadki nagu mingit oma sõnumit ja oma mingit viisi kuidagi nagu näidata ja teha ja olla nagu, et sellepärast mulle nagu hullult meeldib see. Et ma lihtsalt saan nagu oma mõtteid jagada ja inimesed nagu kuulavad või neil läheb korda või nagu, see on minust nagu, see on nagu parim osa selle töö juures. Kuna inimesed kuulavad ja neile läheb korda, siis kas sa filtreerid ka kuidagi seda, et milliseid koostöid sa üldse teed? Ikka jaa. Et võib-olla nagu, ma ei tea, suvel näiteks oli võib-olla see, et ma tegin nagu hästi suht kergekäeliselt neid. Nagu ikka samas valid, nagu ma ei võt vastu nagu niisama ise ja ma pigem nagu ikkagi mõtled selles mõttes ikka nagu, et mis sind võiks huvitada või nagu mingi, et ma ei hakka rääkima mingi, ma ei tea, kruvikeerest. No jah, et ma ei hakka nagu rääkima mingist asjast, mis on täiesti kauge minust. Aga kindlasti nagu mingid asju olnud või mingid koostöid, kus ma oleks võinud teistmoodi kuidagi ehitada üles neid, et mingid asjad on, kus ma olen võib-olla teinud mingi, andnud mingi lubaduse enne, kui ma olen nagu täiesti võib-olla läbi filtreerinud, aga nüüd ma enam nagu ei tee nii. Et ma olen ikkagi väga nagu selles mõttes nii-öelda karmiks läinud oma reeglitega, et nagu igast brändidega ka ma ikkagi nagu, ma ütlen, mis on minu nõudmised ja et ma tahan enne mingeid asju proovida ja teha ja näha ja nagu olla ise kindel, mitte et nagu umbes, et mulle antakse midagi ja tee, et nagu ma kuidagi olen jah, nagu selles palju nagu kriitilisemaks ja lahedamaks läinud ja minu arust on seetõttu läinud mu koostööd ka nagu palju tuusamaks ja ma saan nagu palju lahedamaid asju ja mis on minust hästi, ma ei tea, varasemalt ma nagu väga ei jalanud sellele kaasa, aga mul hullult meeldib, kui inimesed saad loose. Ma ise ei võta neist osast, ma olen suht kindlalt, keegi ei loosi mulle välja midagi kunagi. Aga, ja siis ma mõtlesin nagu, et kõik teevad nagu neis jõulude all hullult loose. Ja siis ma nüüd mõtlesin, et ma teen nagu just siis, kui pole jõule, sest kõik teevad jõulude all räigelt, aga ma just sebisin endale nagu nüüd loose niimoodi, et ma saaksin teha siis, kui nagu kõigil on mingi jõuluraha ära kulutatud ja kõigil on mingi tähega pekkis ja kõik on mingi raha on otsas, vaata. Ja siis, et jagaks nagu siis mingi äged asju ja mingi krediite välja, sest nagu minu arust jõulud on täpselt see, kus kõik on mingi, et ma annan teile 5 sotti ja siis kõik on mingi... Oota, kes annab? Ma tahan läbi sotti. Nagu, kus siuke loos on? Ei, no see oli, ma ei tea, kas keegi hakkab 5 sotti välja, aga et lihtsalt nagu ma kuidagi proovin mõelda rohkem ka inimeste peale, kes mind nagu jälgivad, et mis on nagu tore ja mis on fun ja mida mul endal on vaja teha ja mis on nagu sellised asjad, mida ma nagu päriselt teen, et nagu see on nagu hästi lahe ja hästi siuke kuidagi tore asi, mida nagu teha lihtsalt. Ja see on nagu hästi mõnus. Kuidas sa oma koostööid hinnastad? Ma räägin teiste mingite mõjuisikutega. Kas jagatakse oma vahel infot? No mina ei tea, mina suhtlen nagu ühega, ma ei tea, kas ta tahab, ma ütlen ta nime, et ma ei ütle igaks juhuks, aga mina suhtlen ühe Eesti, no see on mul nagu sõbrannaga, ühe Eesti mõtleme nüüd pingsalt. Ja siis temaga me nagu räägime sellest ja ta on nagu üldse aidanud mind veits shoutout talle ja oma elukaaslasele ka, et ma olen hakanud räigelt raha säästma. Ma ei olnud selleks suveks oma elus säästnud mitte ühtegi senti.
nagu kõik raha, mis oli save itud minu eest või minu nime taga nii-öelda minu vanemate poolt. Ja nüüd ma olen ise pannud räigelt raha kõrvale ja hullult näinud vaeva sellega ja väga kokkuhoidlik olnud ja see on nagu tänu ühele sellele influkale ja siis mu elukaaslasele, et ma olen nagu hullult hakanud nagu mõtlema selle peale, samamoodi koostööde osas on nagu see influencer, nii veider on seda öelda, sest ta on tegelikult hästi tore ja vahva tüdruk, aga influencerid võivad olla ja, aga lihtsalt nagu oma mingit sõpra kutsuda mingi influenceriks, aga jah, selles mõttes hästi palju on nagu olnud kasu mingitest inimestest, et nagu kindlasti ma alustasin mingeid neid koostööd asju tegelikult nagu aktiivsemalt ka mingi see aasta või nagu koroona aasta, sellepärast et ma nagu ei saanud, aga ma olen tavaliselt käinud tavalist tööd tegema, sest mu emme ütles alati, et sa pead nagu päris inimest tööd ka tegema, et sa ei saa oma selles mingi bubble'i maailmas elada. Ja siis ma olen käinud, ma olen olnud alates sellest, kui ma olin vist 14, olin teenindaja kuni nagu eelmise aasta suveni. Ja nüüd see aasta ma ei läinud. Ja ma olen alates selle aasta endales koostöid ja minu jaoks oli nagu hullult uus maailm, ma olin mingi oh my god, ma ei tea, mida teha, mingi ma olen, enne seda ma olingi umbes Nike ja Sportlandiga teinud, that was it, vaata. Ja siis nagu see oli jah, süke hästi avastamine ja kindlasti seepärast alguses ma tegin ka nagu mingeid asju, kindlasti hinnastasin valesti ja võib-olla tegin nagu, ma ei tea, no mingid asjad, mis ma praegu mõtlen ka, ma nagu reaalselt nagu girl, mida? Ja aga nagu nüüd juba mõtled nagu, et okei, I get this, nagu et päris tore on ja lahe ja nagu kindlasti kuidagi see credibility on ka kasvanud, et see on nagu äge. Ja noh, ma räägin, see on nagu kõige lähedam, et ma saangi jagada mingeid asju, mis on nagu päriselt äge, et inimesed usaldavad mind ja on nagu yes, show this to the world. Ja ma olen nagu yes, nii tore. I will do that. Ja, et see on hullult lahe töö igatahes, aga samas ma räägin, ma ei tea, kui töö ta selles mõttes on, et ma ei saa öelda, et ma mingi ärkan hommikul üles ja ma olen mingi mul on pigem nagu, et another day to shine. Samas, kui ta raha sisse toob, siis no selles mõttes jah, et ta nagu selles mõttes on töö, aga ta on niisugune lahe töö. Kas sul on mõni bränd, mida sa nagu väga unistad ka, kellega sa tahaksid koostööd teha? Ma ei teagi, mulle meeldivad mingid no mul on välismaal kindlasti bränd. No nii, tulista, anname universumile välja seda. Ja no selles mõttes need on nii palju, kindlasti nagu kunagi hullult tahaks, ma näiteks nägin just, et mingitele üks Taani, mingi siuke mõjuisik, talle saatis Chanel nagu PR-backi ja ma olin mingi what? Nagu või mingi näiteks vaatad mingi Virgil Abloh saadab mingi Louis Vuittoni asja või ma ei tea, mingid nagu siuksed asjad, kus sa lihtsalt vaatad nagu, et see ei ole reaalne või mingi vaatad Kim Kardashiani story'd, Balmain saadab talle mingi 100 kleiti ja sa oled mingi ma ei oleks arvanud, et sa oled nagu luksusbrändide mingi fanatt. Ma olen mingid kotte ka suht palju, mis ma lasin üks aasta, ma sain 15 vist ja ma lasin ML kinkida endale, ma olin nagu, et anna mulle lihtsalt palun raha sünnipäevaks, ma ei taha tervelt perelt mitte midagi, ma ostsin endale nahast kotti väikse ja ma olin nagu, this is all I want, ma käin siiamaani sellega, et mingid siuksed asjad. See oli mingi nagu brändikott või lihtsalt? See on Eesti disain lihtsalt oli ja teine nagu, mis on siuke veits kommertslikum, oleks Asos, sest lihtsalt minu arust it's the best, nagu you know, ma ostsin endale või nagu sain endale Nike dressid, et mis on mu lemmikdressid nagu ma ei pannud neid reaalselt ainult sellepärast täna selga, et ma olin nendega oma Instagramis nädal aega järjest ja mulle lõpuks juba öeldi, et nagu do you even wash your clothes ja ma mingi neid pole veel pesnud. Aga ma leidsin need samad dressid Asosest nagu color blockiga. Need, mis ma saatsin ka Sandra sulle. Ja ma lihtsalt nüüd mõtlen, kas ma tellin ära ja ma olen lihtsalt täiesti nagu ma mingid there's so much cool shit in the world nagu ja lihtsalt ma Asoses vaatan ja ma olen nagu I want that. Kindlasti mingi hea ambassador programm, et kui lihtsalt kirjutada neile, siis neil on kindlasti mingi ma ei usu, et nagu mingi Eestisse neil ei ole ponti sellel. Challenge, kirjuta. Proovida võib alati ju. Kõige hullem, mis saab juhtuda on ei. Tsiteerides Johanna Eenmat ja et kui sa ei küsi, siis vastus on alati ei. No seda jah. Aga lihtsalt ma olen vaadanud mingi, no ma räägin, ongi mingi Nike asja, siis vahepeal vaatad, oled mingi what? That is so dope lihtsalt. Ja nagu üldse mingid asjad nagu nii lahe. Sest Eestis on ikkagi suht siuke see jaemüük või see on nagu suht siuke igale maitsele või ta on selline hästi nagu laialdane kuidagi siuke üldine. Et nagu ma tahaks ka sellist, et ma saan mingi, ma ei tea, mingi kirssidega trussikud osta. See oli lihtsalt üks näide. Aga nagu kirssidega trussikud sa leiad küll Eestist. Ma arvan ka tegelikult, jah. Aga lihtsalt tead, et sellised mingid asju on ikka. Aga ma olen tegelikult nende Eesti koostöödega väga rahul. Mulle nagu väga meeldib. No sa alustasid kohe tipust ka nagu. Sportland oli selle ees kohe nii. Siin Konnatiigis on ka tore asju ajada ikkagi.
Sain, kas me liigume sinu lemmikteemade juurde? Jaa, räägime, me tegelikult rääkisime justkui nagu tarbimisest praegu päris palju. Tähendab, me oleme rääkinud sotsiaalmeedia tarbimisest, me oleme rääkinud riiete tarbimisest. Kuidas sulle hetkel üldse tundub, kuidas meil maailmas läheb? Mismoodi meie maakeral praegu hetkel läheb? Mis on sinu take away? No ma ütleks, et selle koroonaga on nagu minu arust tekkinud nagu kahte tüüpi inimesi, on need, kes on hästi palju kuidagi thrivinud ja jõudnud nagu vaimselt hästi kaugele ja samas on need, kes on nagu hästi kukkunud sellega. Et selles suhtes ma arvan, et maailm on veits jagatud kahte leeri ja nagu võib-olla see, et nii palju ei saa olla võib-olla toeks üksteisele. Ma tunnen seda oma sõpradega ka, sest mul on see, ma nagu üritan ikkagi seda koroona asja suht jälgida ja ma ikkagi teengi nagu, käin avalikus kohas suht ainult siis, kui mul on nagu mingi tööasi või mul on vaja käia mingi osta midagi endale või nagu ma väga nagu ei käi kuskil sõprade juures chillimas või ma polegi nagu käinud ja ma tunnen, et ma ei saa võib-olla olla inimestele nii palju toeks. Ja ma arvan, see on nagu üle maailma probleem. Ja teine asi, mis minu arust nagu on ka hästi kahte leeri vajunud, on poliitika, mis on minu jaoks nagu, et näiteks Soomes on naised ja ma ei tea, Islandil on nagu ilusti sellega ja et mingid riigid nagu neil läheb hullult hästi ja inimesed saavad endale mingeid õiguseid juurde. Ja siis on mingid, mis Eestis toimub vahepeal ja ma olen lihtsalt nagu, et Need meemid on kuld, puhas kuld lihtsalt. Ja siis vaatad, mis USAs nagu toimub ja oled lihtsalt, et see ei ole nagu reaalne lihtsalt. Et mul on nagu tundub just, et nagu maailm on hästi mitmes leeris praegu, sest minu jaoks oli 2020 nagu üks parimaid aastaid mu elus, kui mitte parim. Selles mõttes ma pole elus teinud sellist arengut läbi, nagu võib-olla kui ma kõndima hakkasin, aga nagu põhimõtteliselt ma ei ole elus nagu nii palju arenenud, kasvanud, õppinud ennast tundma, õppinud teisi tundma, õppinud inimesi mõistma, aru saama asjadest nagu, kui ma see aasta õppisin. Aga ma tean nii palju inimesi, kelle jaoks oli nagu lihtsalt Eesti õudne raske aasta. Et mul on nagu hästi kahju sellest, sest et ma tean, et on nagu väga palju inimesi, kes näiteks ei saa ka niimoodi üksinda hakkama ja ma arvan, minu jaoks oleks koroona nagu 10 times worse olnud, kui mul poleks elukaaslast. Ma ei kujuta ette, kui ma praegusel hetkel reaalselt istuksin hommikust õhtuni üksinda toas, nagu lihtsalt mingi... ma võin sulle rääkida, mis tunne see oli. see oli päris rets, jah. See on nagu päris crazy, et ma vähemalt, me vaatan mingi Netflixi või nagu mängid mingi lauamänge ja värki, et sellel on ka oma pluss. Aga lihtsalt jah, ma arvan, et see olukord ongi nagu hästi ebastabiilne ja selline ebalev, jah. Et nagu kindlasti, kõik räägivad siin mingid umbes, koroona was the best year ja mingi best sales of my life ja mingi vaatad mingid brände, kes on mingi, et me alustasime mingi koroona ajal ja me oleme nüüd nii thriving, aga lihtsalt on nii palju inimesi, kes jäid töödest ilma, kes, ma ei tea, kaotasid kõik oma elus põhimõtteliselt, et see on nagu hästi mitmekülgne ja sellepärast ma üritan nagu hästi ettevaatlik olla, kui ma ütlen, et see oli mu elu parim aasta, sest et ma nagu see veits on mu jaoks nagu selline asi, et sõõrud nina alla seda. Et minust üldse, kui inimesed ütlevad mingi, et see oli parim asi mu elus, siis keegi teine on nagu no it wasn't. Samas, mul sõbranna ütles ka samamoodi, et tema jaoks oli 2020 väga hea aasta ja ta tunneb ennast süüdi, et öelda seda, et 2020 oli väga hea aasta. Minu arust on täielik õigus seda teha, sest kui nii on, siis nii on nagu. Ei, seda küll. Aga ma lihtsalt nagu tean, et nagu see ei olnud selles mõttes ainult raske, et see oleks nagu ühte inimest mõjutaks või nagu, vaid ma mõtlen, ta oli nagu ikkagi üldiselt väga raske. Et see ei olnud nagu mingi see olukord, et umbes, ma ei tea, mul läks millestki hästi, siis mingi ühel inimesel mingi 100 000 ebaõnnestus midagi, nüüd ma tunnen ennast süüdi. Vaid ma ikkagi tunnen, et suurem üldsus näiteks, et kas või see, et kuidas see töötute arv nagu kasvas, et see on ebareaalne ja ma nagu väga ei taha postida, et umbes et mul läks nagu suht hästi töö mõttes see aasta ja mul oli nagu tore aasta ja mul läks muusika mõttes hästi ja nagu, sest kui ikkagi nagu Eestis mingi, ma ei tea, 10% on töötuid, siis see on nagu... Aga samas see on ju selles mõttes nagu tore ja inspireeriv, et kellelgi läheb hästi, mis tähendab, et ei ole nagu maailm ei ole täiesti hukas. Et okei, mul on praegu raske, aga näed, tal läheb hästi, järelikult on võimalik, et saab minna hästi. Et see on pigem nagu siuke lootuskiir nagu mustas augus. Ja võib-olla kui sa räägid positiivsetmatest asjadest ja teemadel, siis inimesed ehk hakkavad ka enda elus nägema neid positiivsemaid olukordi. Seda ma nagu üritan teha ka, et ma nagu kuidagi toon välja mingeid siukseid väikseid igapäevarõõme lihtsalt. Mitte nagu päris see, et thankful for the sun, vaid nagu mingeid selliseid väikseid asju, kus sa oled nagu, et mul nagu hullult hea meel, et see asi on mu elus praegu. Et ma arvan, see annab nagu ikkagi, kui sa näed, et kellegi teisel on mingi asja pärast hea, siis see on nagu tore, et mitte nagu see, et mingi, vaadake mu rahapatakat,
mida ei ole ka näidata selles suhtes, aga et ja mitte mingit vaadake muusiketse, vaid nagu just, et siuksed nagu toredaid väikseid asju mingi, et ma ei tea, mul olid nagu nii ägedad jõulud, sest ma sain see aasta, me olime lihtsalt nagu minu nii-öelda tuumikpere ehk siis nagu isa, ema ja õde-vend, et ma sain nagu hästi väikselt ja ma olin väga tänulik see aasta sellest, meil pole kunagi olnud nii väikselt nagu jõule. Et see oligi nagu minu jaoks see, et ma ei tea, et ma olingi nagu tänulik selle eest, et ma sain lihtsalt oma emme essiga olla nagu, et mul ei olnud see, et kõik vanaasjad, mingi hull õgimine käib, kõik mingi karjuvad, vaid oli siuke chill, täiega chill ja naljakas ja lahe oli. Ainult siuksed väiksed asjad, mida võib-olla välja tuua, et ma olen nõus sellega, et see annab endale ka mingi moti juurde raskel päeval. Üks asi, mida sa oled välja toonud, et sa oled nüüd aasta aega olnud kaine. Jaa. Räägi korra sellest, minu jaoks on see nagu siuke kummaline kontseptsioon, et kas siis nagu enne oli siis alkohol nii suur osa su elust või? Lihtsalt ma arvan see, miks ma seda üldse nagu nii ütlesin, et nagu, et ma olen kaine, oli see, et lihtsalt nagu minu vanusid üldse ei mõtle selle peale. Ja nagu enam minu vanusid ikkagi on see hästi norm, et sa nagu nädalavahetusel lähed sõpradega välja ja jood mingi õlle või mida iganes. Ja miks ma nagu ei öelnud seda mingit, et nüüd ei ole tarbinud alkoholi. Mingi, et ma enne ka väga palju tarbinud, aga miks ma seda nagu niimoodi ei addressin, on see, et see nagu kuidagi ei oleks ma väga kõlapinda leidnud. Aga nüüd ma tunnen, et alates sellest, kui ma seda nagu alustasin seda, et ma nagu hullult kuidagi propageerin seda kainust või niimoodi, või ma ei tea, kuivõrd ma teda propageerin ka, et kindlasti nagu nüüd ma lihtsalt tõin selle välja, et ma olen aasta aega olnud ja siis kõik olid mingi wow. Aga nagu, eks ma olen väheb lihtsalt öelnud mingi, et siin on parim mingi alkovaba kokteil või mida iganes. Aga ma ei ole nagu kogu aeg sellest hullult mingi jutustanud, aga ma arvan, miks ma seda nagu tegin nüüd ka, kui see aasta sai täis, lihtsalt see oli minu jaoks nagu suur asi ja teiseks nagu tuua mingi tähelepanu sellele, sest see on nii nagu normaliseeritud, et noored joovad. Ja ma see aasta vaatasin neid protsente ka nagu, kui paljud alaealistest näiteks joovad, kui paljud minu vanused joovad, kui paljudel on sellega probleem, et need on väga kõrged ja need on Eestis eriti kõrged. Eesti on nagu suht maailma edetabelites tipus oma alkoholi tarbimisega, mis on minu arust päris rets ja absoluutselt halb asi, millega olla nagu kuskil edetabelis tipus. Ja sellepärast ma nagu ütlesin seda niimoodi, et mu emme on ka nagu öelnud, miks sa pead ütlema, et sa oled mingi kaine, et nagu umbes sa enne oleks mingi et oleks täis mingi pekkis olnud vaata ja nagu kunagi ma ei näe, et see oleks oluline rääkida, kes või kus, mis kogustes on alkoholi tarbinud, minu arust see on täiesti ebaoluline, aga see võib-olla, miks ma kasutasin sellist nagu nii-öelda rasket sõna, oligi see, et nagu lihtsalt tuua seda tähelepanu, sest ma arvan, kui ma lihtsalt oleksin öelnud, et jaa, et ma ei tarbi alkoholi ja ma ei tea, nüüd ma lihtsalt nagu olen nii, siis nagu kedagi oleks see kottinud ja ma nagu mõtlesin, et kui ma seda juba jagan ja nagu ütlen, siis see võiks olla nii, et see mõjutab ka kedagi. Ja mul on täiega palju noored kirjutanud, et kas on nagu, saaks mingi tippe anda ja värki ja ma ei tea, et ma ei oska mingi sõprade juures käituda nii ja ma ei suuda olla ja mingi, ma ei tea, kõik on nagu nii nõmedad, kui ma mingi ütlen, ma ei taha juua ja värki ja siis nagu ikka mingi annad lihtsalt mingi nõu või ma ei tea. Minul ei olnud tegelikult nagu sõbrad olid hullult mingi, et ülikõva, mingi täiega lahe, mu sõbrad on siiamaani, kõik joovad ise alkoholi, nagu selles mõttes mul on üks sõbranna, kes ei tarbi alkoholi, kõik ülejäänud nagu joovad. Nagu vähe, seepärast nagu keegi ei ole mingi alkohoolik, aga lihtsalt ma arvan, et see ei ole nagu oluline, et sa oleksid purjus kuskil, et sul oleks lõbus. Ja sellepärast ma tahan seda hullult nagu propageerida. Ja muidugi see koroona ajal on seda raske propageerida, sellepärast et ma ei saa kuskil väljas käia või midagi teha. Mulle hullult meeldib käia tantsimas väljas. Nagu selles mõttes ma ei tea, nagu ma ei viitsi väga mingi hommikuni kuskil olla selles mõttes, aga nagu mingi paar tundi käia kuskil tantsimas nagu. Ma sain see aasta ma käisin ühel peol ja seal ma sain oma elukaaslasega tuttavaks. Hea pidu. Jah, enne koroonat käisin ka ühel, igatahes ühesõnaga 2 peol vist olen käinud. Ja nagu see on nagu nii tore, kui sa lähed sinna nagu kainena ja teed seda ja siis sa näed nagu, et see ei ole vajalik, see lihtsalt ei ole vajalik ja ma nagu tahaks, et noored hullult nagu mõtleks selle peale. Et see ei ole nagu oluline, et sul oleks enne mingi probleem olnud, nagu see ei ole see üldse, mida ma üritan nagu propageerida. Et mingi ma ei tea, et umbes sa pead olema alkohoolik, et saada kaineks, absoluutselt mitte, nagu minul ei olnud nii, nagu ma arvan, et noored peaksid rohkem selle peale mõtlema, et võib-olla see mingi reede õhtune 3 õllet võiks ka ära jääda, nagu mis point on nagu. Et mina joon nagu, see ei ole sponsor, aga Fusti ja Coca-Cola. Ja nagu I love it ja mul on mingid, kui mul on näiteks oma elukaaslasega mingid tähtpäevad või meil olid aastavahetus, mu isa astis meile mingi, tostirajast mingi kastitäie alkoholivaba šampust ja ma olin nagu, bro, see, et ma nagu alkoholi ei joo, ei tähenda, et ma kaanin. Nagu,
et selles mõttes nagu minu arust see on lihtsalt lahe ja ma arvan, inimesed võiks seda teha ja sellepärast ma seda nagu räägin, et mul ei ole nagu see üldse, et ma nagu tahaks, et keegi oleks mingi, et ja mul oli nii raske ja mingi, mul on vaja teha kaineks saada ja värki, vaid ma lihtsalt arvan, et nagu miks peavad kõik jooma? You don't, nagu you don't. Ja ma tean, mida vanemaks inimesed saavad, seda rohkem nad mõtlevad, sest minu emal on näiteks täiega palju sõpru, kes ei joo. Aga minu arust minu vanustel on see just nagu, et kuule, väike mingi koroona ja siis ma olen nagu eriti praegu. ja nagu koroona reaalselt, käisin üks päev, lihtsalt kõndsin alkoholitist möödast, ma võtsin endale alkoholivaba veini, siis ma vaatasin, koroona oli välja müüdud ja ma olin nagu the irony. Eestlased oskavad sardoonitseda ja sarkassitada. Aga jah, ühesõnaga minu jaoks see on lihtsalt sellepärast oluline, et äkki teised tahavad ka hüpata muga ühte paati ja mitte tarbida alkoholi ja mitte teha ainult seda, et septembris ei joo. Mida see annab sulle? Nagu sa ei joo ühe kuu. Äkki see on algus? No kuu on parem kui mitte midagi. Ei, seda küll. Aga lihtsalt minu arust nagu hästi paljud nagu teevad seda kaasa, et umbes septembris joo, aga minu arust võiks nagu teha seda. Oktoobris nagu topelt. Lõpet. Jaa, no põhimõtteliselt. Et nagu lõpetame kõik ära selle või nagu ei pea, mul ei ole midagi selle vastu ja ma ei kritiseeri kedagi juba alkoholi. Mul on täiesti selles mõttes ükskõik. Kõik teevad, mis nad teha tahavad. Aga lihtsalt see on tore asi, ma arvan, millest inimesed võiks loobuda. Ja et me saaks võib-olla mingite teiste trendidega tippu Euroopas, mitte sellega, et me joome kõige paremini saunas viina. Mis sul endal võib-olla mingid suuremad, ma ei tea, kas vaimsed siis või füüsilised muutused on olnud sellega, et sa ei joo enam? Ma olen lihtsalt üldiselt rõõmsam ja mul on vähem ärevust ja ma ei tea, lihtsalt mingi, saad aru, sul on mingi üks nagu mõttetu etapp on nagu elus väljas. Ma ei pea mõtlema selle peale, et ma lähen mingi reedel peole ja mingi, ma ei tea, et mis kell ma koju jõuan või ma ei tea, nagu ma ei pea mõtlema selliste asjade peale ja ma ei pea mõtlema, et mingi noh, et kus või kellega või mida ma kus teen, vaid ma lihtsalt olen nagu, et ma lihtsalt olen, chillin mingi perega, sõpradega ja ma nagu ei pea kuidagi nagu tüütama ennast nii palju mingite asjadega. Ja ma jaoks on nagu oluline see, et noh, ülipaljud on ju mingid sünnipäevad, näiteks kõik mingi võtavad mingi pitsi või nagu ma ise ka see aasta nii palju mingi pereritustel olnud, kus nagu inimesed on mingid, noh, võtame pitsi ja ma mingi nagu miks? Võtame nagu, klaasi vette. Nagu, kõigile tervist. Mida iganes nagu mingi morssi või whatever ja nagu ma saan sellest aru, see ongi nagu mingi traditsioon või nagu see on mingi asi, mida tehakse Eestis. Või lüüakse aastavahetusel šampuse klaasi kokku ja nagu see on mingi asi. Aga minu see on nii nagu ebavajalik ja see on minu nagu lihtsalt üks asi, mille peale veel oma energiat raisata. Nagu mul on nii palju asju, mille peale mõelda. Ja nagu see alkohol absoluutselt ei aita mitte kuidagi mu elule kaasa või ei aidanud. See oli lihtsalt nagu mingi, ma sain 18, ma olin mingi, nüüd ma saan alkoholi juua. Ja ma ei tea, siis ma mingi 1,5 aastat umbes käisin NV pidudel ja siis ma olin nagu, you know. No üks asi, mille peale sa oled hästi palju mõelnud, on oma vaimne tervis ja enesearmastus. Kindlasti. Et räägi natuke sellest teest võib-olla. No vaimse tervisega nagu, ma arvan, et väga paljud noored selles mõttes on nagu sellega kuskil täiesti mingi kosmose teekonnal lihtsalt, kus sa oled nagu, et what is life, mingi, mis toimub, kes ma olen, miks ma millestki aru ei saa, miks mul ärevus on, miks ma kurb olen. Ja ma arvan, see täiesti okei. Aga mina suuresti nagu tänu oma emale nagu ikkagi leidsin, et ma pean nagu ise vaeva nägema, et ma oleksin rõõmus ja siuke eluterve kuidagi ellusuhtumisega ja selline veist nagu päikesekiir. Ja mu pere on ka nagu öelnud, et ma olen tagasi nagu see pisike Maien, nagu ma väiksen olin. Et ma ise taastasin endal mingi elurõõmu ja ma tegin mingeid asju, et saada see tagasi. Ja see ei olnud nagu see, et hullult keegi mingi tegi või aitas või toetas, nagu kindlasti on mu pere on nagu täiesti alati toetanud mind ja selles mõttes mu sõbrad ja nii. Aga ma ise tegin asju, mis ma nägin, et ei ole nagu, ei vii mind sinna, kus ma tahan olla nagu. Kas või see, et ma tulin Tartust ülikoolist ära. Ma ei olnud seal rahul, ma ei olnud seal õnnelik. Nagu, ma ei olnud lihtsalt nagu seal, kus ma tahtsin olla. Ma tundsin, et see ei olnud mulle. Ma ei tahtnud seda teha, mul ei olnud mingit kirge. Ja selles mõttes ma võisin õppida, ma sain oma hinded kõik kätte, kõik oli fine, aga ma ei olnud seal nagu kuidagi, ma ei olnud mugav. Ja ma tulin sealt ära, ma lihtsalt olin, ma mõtlesin oma asju välja, mis ma teen, kuidas ma teen, mis must saab, siis lõpetasin samamoodi selle alkoholi tarbimise ära. Hakkasin rohkem oma emaga arutama mingeid asju, võib-olla nagu pubekana on ikka veitse minu arust, et ma ei räägi seal seda, et mingi tuleb närvi. Ma rääkisin nagu kõike mingi hetk oma emale, ikka nagu niimoodi, kus mu ema oli nagu, et
ma ei taha kõiki ka teada. Olgu. Et ma arvan, et ma jah kuidagi ise läksin mingile teekonnale, et teha mingeid asju, et olla õnnelik. Ma katsetasin nagu kõike. Vahepeal ma mediteerisin nagu loom. Selles mõttes mitte ainult mingi hommikuti, vaid ma istusin mingi kell 1 päeval, mingi 1,5 tundi niimoodi. Olin mingi... Come on in your peace. Ja. Et mingi sellised asju. Ma tegin kõike, ma ei tea, ma kuulasin mingid wellness mingid videoid ja podcast'e ja mingid kõik asju, ma katsetasin nagu kõike mingid, näiteks see, et sa sead peegli ees ja mingi kiidad ennast hommikuti, ma mingi seisin, oli mingi, sa oled nii kõva vend, sa oled nii ilus, sa oled nii tuus, mingi siuksed asju, ma tegin kõike reaalselt, lugesin mingeid raamatuid, mingi artikleid, mingi kõike, et ma nagu hullult selle aja, mis mul oli vaba sellest ülikoolist, ma nagu keskendusin endale, täiesti endale. Kust või millest sa aru said, et see on probleem, et sa peaksid sellega tegelema? Et see on nagu, et ma olen õnnetu või? Ma ei tea, eks mis hetkel see hakkas häirima, sest et see õnnetu olek on ka selline... Kõigil meil on enne paar päeva, mis on nagu siuksed nädimad. Mul oli nagu see, vist siuke pikaajalisem lihtsalt, et ma tundsin, ma ei ole nagu rahul seal, kus ma olen endaga. Ja eks seal said teised inimesed ka aru, et ma ei ole nagu ikkagi päris see, mis ma võib-olla peaksin olema. Ja kindlasti nagu suur osa inimesi ei teadnudki mind nagu võib-olla sellise veits goofy mingi lollaka maienina, nagu ma praegu olen. Et ma lihtsalt olingi nagu selle osa kuidagi endast välja lülitanud ja ma olin lihtsalt nagu aktsepteerinud, et ma olengi nii, nagu ma olen. Aga ma ei tea, ma kuidagi sain aru lihtsalt, et see ei ole nagu võib-olla nii täisväärtuslik elu, nagu ma tahaks, et see oleks. Et mul on nagu hea elu, mul on kõik hästi, mul on megapere, mul olid megasõbrad, mul on kõik nagu, kõik on selles mõttes fine. Aga lihtsalt ma ei ole endaga seal, kus ma tahan olla. Ja kui sa tahad ikkagi, et sa nagu oleksid seesmiselt reaalselt õnnelik, nagu üks asi on see, et mul on head hinded, mul on sissetulek, mul on mingi pere hästi, nagu see on üks asi lihtsalt, see on nagu ainult nagu üks selline mingi osa su elust, ikkagi nagu mina ütleks, et see teine pool on tervenisti see, mis sa oma sees tunned ja kuidas sa sees oled, kas sa oled oma kehas rahul, kas sa oled nagu oma vaimus rahul, kas sa oled lihtsalt nagu present, kas sa suudad elada oma olevikuga, näiteks ärkad hommikul üles, sa oled nagu räigelt tänulik. Minu arust ülipaljud ei mõtle selle peale, sest mina näiteks üritan nagu iga hommik üles ärgata ja mõelda, et mul on nagu nii hea meel, et ma olen elus ja mul on nii hea meel, et mul on see nagu päev ja mul on nagu need hetked. Ja tavaliselt minu lihtsalt inimesed tõused üles nagu great, let's go. Aga ma nagu üritan iga päev olla mingi, et nii tore närgata lihtsalt ja nagu nii ängsa on kõik. Et nagu kas sellised väiksed asjad, et nagu kui sa mingid asju ei naudi enam, siis nagu ma arvan, peab sellega vaeva nägema. Sest kui sa ikkagi nagu mingid siuksed asjad, mis sa pead iga päev tegema ei naudi, nagu siis see on üsna kurnav. Üsna kurnav jah, täpselt. Et sa pigem nagu tee asju, mis sind nagu rõõmsaks teevad, mis sulle mingit rahu pakuvad. Ja kui mulle võib-olla varem nagu mingid asjad ei pakkunud rahu, siis ma lihtsalt tegin endaga nagu nii palju tööd ja kuidagi tegin ennast seespoolt nii rõõmsaks, et nüüd ma nagu olen rõõmus nende asjadele. Et see on nagu lahe. Ja ma arvan, kõik peaks seda tegema. Ja ma täiega soovitan ka, et kui nagu minu arust kõigil on see mingi minu vanustel on see pressure, et sa lõpetad gümnaasiumi ära ja siis sa oled mingi, mida ma õpin, mida ma teen, oh my god. Nagu, kui sa ei tea, puhka, tegele endaga. Find yourself, nagu minu üks endine klasside elas Austraalias aasta aega, Ma ei ütle, et mingi kõik Austraaliasse, aga tema täiega nagu inimesena, kasvas nii tohutult seal. Ja seda on nagu näha. Ja ma arvangi, et nagu lihtsalt leidke enda jaoks aega, sest seda on raske teha. See on nagu asi, mis võtab aega ja tõsiasi on see, et kui paljud meist reaalselt 18-aastasena teavad, mis meist saama hakkab või kes me tahame olla. Et sul võib jopata, et sa satud õige asja peale kuidagi, aga ei pruugi üldse. See sõltub väga palju kui inimese tüübist. Et mõnele sobibki selline elu, et ta valibki 18-aastaselt ära, mida ta elulõpina teeb ja nii ongi. Et inimesed on hästi erinevad. Muidugi. Ja ma arvangi, et selles mõttes sa lihtsalt pead ise leidma ja leiutama mingi oma valemi. Mina olen nagu, ma ei tea, kas see asi, mis mul on jõhkralt rõõm, on mul need kohvi videod, mida ma nüüd teen. Nagu saad aru, see on nagu next level, ma teen ühe video ära, ma vaatan seda 20 korda, ma olen mingi nii tore. Ehk siis, kui te ei ole veel Maienit vaadanud TikTokis, siis otsige üles, näete kõige paremad kohviretseptid leiate seal. Nagu lihtsalt ongi, sa leiad oma väiksed asjad, mis sulle meeldivad, mis on toredad, mulle meeldib duši all laulda näiteks. Find your things ja lihtsalt tee ise ennast õnnelikuks, ma arvan, et see on kõige parem eluvalem. No üks asi, mis teeb inimesi veel õnnelikuks, on sport. Jaa, minka. Mis sporti sa teed? Ma olen nüüd, ma tegelikult ei ole väga jooksmise fänn, aga ma olen nüüd hakanud jooksmas käima. Ja saad aru, ja ma olen teinud jooks muutub popimaks, finally, kõik ei vihka seda enam. Ja mul on nüüd tekkinud väike probleem, millega ma peangi nüüd tegelema põhimõtteliselt. Mul oli
mul on põlv päris ammusest ajast juba haige. Eelkõige siis nagu minu vasak igatahes. See on oluline. Mul lihtsalt on põlv haige. Maieni vasakpõlv. Ühesõnaga, see mul on pikalt nagu probleem. Kunagi mängisin tennist, siis ma olin iluvõimlemises, igast asju on teinud, boksinud mingi, mida iganes. Ühesõnaga, mul on põlvega olnud nagu jõhkelt probleeme olnud. Ma käisin reumatoloogi juures, ma sõin mingid ravimid, ma käisin füsioteraapias, mingi kõike olen teinud. Ja siis nagu see kuidagi rahunes kõik maha, sest ma ei teinud nii aktiivselt trenni nagu. Ja suvel ma veits tegin mingit jõutrenne ja see nagu nii hullult ei mõjunud. Ja siis nagu mingi sügisel ma siis chillisin, hullult õppisin ja värki ja siis ma nagu ei teinud väga palju trenni ja nüüd ma hakkasin nagu jooksmas käimast. Ma elan ülimõnusas kohas, seal on jõhkralt hea joosta, ma lihtsalt nagu nii lähe on mingi elukaaslasega käime, jookseme. Ja nüüd mul hakkas nagu põlv niimoodi valutama, et ma veetsin reast öid üleval nagu, kus ma olin nagu, et okei, et see on nagu next level, vaata, et see on nagu crazy. Ja siis mul on nüüd see probleem tekkinud selle trenniga, et ma ei saa enam oma füsioterapeudi juurde minna, sest et ma ei ole enam laps. Ja mul oli laste oma eelmine ja nüüd mul ei ole ühtegi arsti, sellepärast et ma nagu kõik on laste arstid, kes mul olid ja ma olen nagu oh my god. Täiskasvanuks saamise mured. No me võime soovitada kohe üks inimene, kes meil on käinud saates, Karl Pärjamäe. Karl on väga hea kiropraktik, aga väga teadlik. Ja no täpselt. Ja nüüd ma ühesõnaga peangi saama talle saatekirja ja siis ma leiutan edasi. Aga muidu mulle meeldib ja täiega. Ja mis ma olen avastanud, ja avastasin selle tänust sulle, Sandra, muideks. Juba tegelikult ammu, aga see Night Training App. Ja saad aru, see on nagu, me teeme elukaaslasega mingi, paneme selle teleka ette ja mingi keksime seal lihtsalt keset suurt tuba, siis ma mõtlen kogu mingid naabrid arvad, me oleme lolliks läinud. Ja teeme mingid, ja nii mõnus, see on mu täielik mingi kaif, nagu see Night Training App on lihtsalt the best. Nii, aga mul on küsimus, lifehack. Kas sa oled registreeritud Eesti kasutajaks või USA kasutajaks? Sellepärast ma tegingi. Ja siis mul on mingi kõik asjad tasuta. Ja ma tegingi, sinu järgi ma tegingi selle kohe. Siis kui sina ütlesid, et see USA värk on tasuta, siis ma olin mingi bro, United States ja let's go. Ja see on nagu, igatahes see on hullult tore äpp, mulle meeldib. Või mingi YouTube'is on ka mingid ilusad tüdrukud, kes teevad mingi 5 butt workouts ja siis ma olen mingi 5 butt workouts, let's go. Nagu aga kas see sport on selline asi, mida sa teed regulaarselt oma elus või ta pigem on siuke hooti käib? Nooremana ma tegin nagu regulaarsemalt, aga nüüd nagu, ma ei tea, ma ütleks, ta on jälle regulaarsemaks läinud. Vahepeal ma ei teinudki nagu tervise pärast teda võib-olla nii regulaarselt, aga nüüd on jälle nagu kuidagi tõusnud tagasi, aga nagu väiksemana ma käisin, ma olin mingi 6 aastat vist või 7 aastat iluvõimleja, siis ma mängisin 5 aastat tennist, siis ma käisin boksimas mingi aasta aega. Ja siis mul nagu läks see põlveolukord kogu aeg järjest halvemaks ja siis ma lihtsalt tegin pausi. Ja ma ei tea, ma olen kogu aeg nagu nooremana tegin kogu aeg midagi, nagu ma ei tea, talved ma olin mäe peal kogu aeg ja nagu kõiki selliseid asju. Aga jah, mida vanemaks ma sain. Kas sa oled suusataja või laudur? Suusataja. Maien. Saad aru, ja minu isa ütleb, et tema ei saa aru lauduritest ja mina proovisin 1 korra lauda sõita oma elus. Ja ma purutasin oma pea ära ja rohkem mina ei tea seda, nagu nägemist. Sa pead õpetaja, mina ja Sandra näitame sulle, kuidas see asi käib, ei ole siin midagi. Just ühe sõbranna sain lauatama sel nädalavahetusel. Päris hästi, ma olin nii uhke su üle. Ta oli nagu kohe sai põhimõtteliselt hakkama. Nii lahe. Ei, ma tahaks mõlemat osata täiega. See lihtsalt tegelikult nõuab kannatlikkust ja veidike ka kõrgemat valuleve. Ei, tegelikult kui sul on hea õpetaja, siis sa ei kuku. No tegelikult sa ei kuku nagu selles mõttes, et kui sa ise hakkad ukerdama, siis mul on näiteks suur pluss nagu mul on üldse iga spordisse pluss on see, et ma ei ole nagu ei parem ega vasaku domineeriv. Ma olen nagu mõlema domineeriv. Ma saan kõike mängida, näiteks kui ma koolis mingit pesapalli, siis mul pole vahet. Ma teen mõlemat poolt nagu. Ja seepärast mulle öeldi, et mul on täiega hea eeldus lauaga sõitmiseks, aga ma nagu ma 1 korra olen Valgavuse mäel sõitnud ja see oli treacherous. See oli täiesti niimoodi, et ma läksin emme-aegselt koju, ma olin mingi never again. Ma haistan siit Sportland Eesti järgmist väljakutse. Ma täna just vaatasin, see Eesti lumelaudur oli Selvist. Tema mingi sõitis seal ja siis ma olin nagu päris tõusneb välja. Reaalselt. Aga nagu, ma ei tea, ma hakkasin 3 aastat suusatama nagu. Okay. Nii, aga 2021, kui sa peaksid proovima ühte uut spordiala, siis mis see võiks olla? Oh my god, oota. The pressure. Nagu, mida ma kunagi pole proovinud. Jah. Ma ei tea, mida ma pole kunagi proovinud. Mis on mingid ägedamad? No. Meil siin kõrval on postitants. Õhuaeroobika. Ma olen proovinud, ma olen teinud mingit õhujoogat, mingit lintida, mingi rippusin, see oli nagu päris rets. Mingid meeskonnaspordialad, individuaalsport. Tead, ma lubasin emmele, et
jõulukingituse eest see aasta ma teen talle Karliga sünkroonujumise kava. Nii et stay tuned for that. Wow. Ei tegelikult. Ja võib-olla midagi sellist, mingi ujumine, sest ma olen nagu ujumas käinud, muidugi kõik I guess on, aga ma ei ole väga suur kuidagi, ma ei ole seda nagu armastama hakanud ja ma tean, mu emme on nagu ja issi on, kes mingi umbes, ma ujusin täna 6 kilti, ma mingi ujumine on kõige parem ja spordiala. ta on üldfüüsiline. Miks on ujumine kõige parem spordiala? Sest Palun. ta on kõige väiksema impactiga su kehale, ehk siis ta on kõige jätkusuutlikum spordiala. Tal on hästi palju benefite ja hästi palju miinuseid. Ja ma just Hästi tahtsin vähe. öelda, lihtsalt ütleme selle ära, et seal on ka omad miinused. Ei, mina näiteks ei suuda kaifida väga ujumist, ma võin nagu mingi sulpsata vaata, nagu teed Ikka seal lainete veits on vahel. vaja põrutamist, kehal on veits põrutamist ka vaja. Et ma ei ütle midagi halba ujumise kohta, ujumine on väga hea spordiala, aga kui sa oled tavainimene, siis sa ikka peaks midagi muud juurde tegema ka. Ainult ujumisest ei piisa. Jaa. Ei piisa, kehal on vaja mingit põrutust või resistance'it, jõutrünni peab tegema. Ütleb neiu, kellel on puus haige ja nõustub neiu, kellel on põlv haige ja mina täitsa terve. Ei, ujumine on taup. Puusavarud läksid palju paremaks siis, kui Sandra hakkas tegema uuesti tuharliaste harjutusi. Vot nii. Kas me lähme liigume meie viimase osa juurde, mis on siis soovituste nurgakene. Ja esimene neist küsimustest on meil siis üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Mul on veits cheesy jälle, aga keeled. Tegelikult võiks. See on väga funktsionaalne ja praktiline. Sest et Praegu reisida ei saa, aga mitte ainult isegi see, et sa umbes saad inimestega rääkida nende keeles, vaid keel arendab nagu suht kõige rohkem aju. Et keel nagu ikkagi triggerib nii palju sul mingeid eri ajuosasid ja ma arvan, et keeli peaks inimesed õppima. Ütleb muidugi inimene, kes vene keele kuidagi sai tehtud koolis. Aga mis keel sa ise praegu räägid? Sest sul on inglise keel on väga ilus. Inglise keelt ma räägin jah hästi. Eesti keelt on ju. Tegelikult ma saan veits vene keelega ka hakkama. Selles mõttes, kui sa mind ikkagi Moskva tänavale keskele viskad, siis ma surma ei saaks. Aga raskustega. Ja siis ma räägin natukene hispaania keelt. Aga un poco. Ma ei tea, kas como estás on hispaania keel? Jaa, on küll jah. Papi. Ühesõnaga, et neid keeli, aga ma tahan natuke nüüd ma keskendun veits jaanuaris, kui mul sess on läbi hispaania keelele intensiivsemalt niimoodi iseseisvalt ja siis ma tahaksin millalgi õppida korea keelt. Korea, samas pole vahet, kas Lõuna-Korea, ma tahtsin öelda, et ma tahan Lõuna-Koreasse reisida. Igatahes, et korea keelt tahaksin õppida, aga see on nagu mingi väga hull teekond tundub. Wow. Aga jah, ma ühesõnaga tahaks hullult keeli osata, mingi kõike prantsuse keelt, saksa keelt, mis iganes keeli kõik on olemas. Väga lahe, see on väga hea soovitus. Yeah. Aga sinu järgmine soovitus võiks olla üks asi, mida mis asi see nüüd oli? Mida iga inimene võiks oma elus proovida. Okei, ma ütlen vist oma lemmiku, sest kõik ütlevad, see on nii gross, aga nagu Las ma arvan maksakaste. Oh my god. Ei, Maian, sa võid saada kogu maailma minule mõeldud maksakastmed endale. Palun, see on minu kingitus sulle. Saad aru, nii paljud ei ole isegi proovinud. Ei, mul vanemad ikka tegid mulle ja lapsepõlves mulle täitsa maitsesse, aga tänasel hetkel ma mõtlen, mis asi see on, siis ma nagu... Ma siiamaani mäletan, kuidas kui mul oli lapsepõlves oli maksakaste, siis ma helistasin oma vanaemale, rõuga vanaemale ja ema räägib seda. Mamma, kas ma võin tulla sinu juurde sööma, meil on jälle see jube söök. Ei no, minu arust maksakaste, aga okei, teine asi, mida inimest võiks proovima, on... võib-olla üksi nagu aja nautimine, nagu üksi aja veetmise nautimine. Jah, et sa nagu ei lähe paanikasse, kui sa pead üksi olema. Minul oli sellega täiega kuidagi probleem, ma nagu üldse ei taht üksi olla, aga ma kuidagi selle koroonaga nagu harjusin ära, et it's fine to be alone ja sest nagu kevadel ma elasin nagu täitsa üksi. Ja ma arvan, et see on nagu ka hea oskus, mida omada lihtsalt üldiselt, sest sa ei tea kunagi elus, kui sa pead üksi olema. Nii, aga meie kõige viimane soovitus. Üks teos, raamat või film või lugu, mida võiks tarbida? Ma ütleksin nagu üldisemalt. Mul oli just üks vestlus selle teemal üks päev ühe inimesega. Hästi üldine muidugi. Üks päev ühe inimesega. Tervitused sellele ühele inimesele. See oli nagu kooli kohustuslikku kirjandust puudutav, aga mina arvasin,
minu arvamus on, kindlasti ma ei arvanud, et kõik, mida ma koolis lugesin, oli hullult tore. Absoluutselt mitte. Mina vaatasin ka vahel kohustuslikku kirjandust niimoodi, et nagu bro, kes selle läbi loeb, sest mitte mina. Aga minu arust on oluline viia ennast kurssi kas või mingi maailmaklassikaga, sest et minu arust nii paljud tänase päeva sellised postulaadid või mingid kuidagi põhjendamatud mingid asjad on pärit just nagu nendest teostest. Et sa nagu, ma ei tea ju, kas või Eesti mingid asjad, kui sa loed ikkagi mingi Eesti mingid klassika läbi, sa saad mingitest asjadest aru nii, nagu sa võib-olla varem ei saanud. Minu jaoks vähemalt oli nii, et ma arvan, et sellise klassika peast kurssi jäima. Ma ei ütle, et kõik peavad lugema 3 musketäri läbi, see on nagu mingi nii paks reas. Aga viies kurssi. Ja minu arust ülitore äpp on Blinkist, aga mul sai free trial läbi kunagi ja siis ma nagu ei kasuta seda enam. Aga lihtsalt, et kas või lugeda mingid kokkuvõtted või kui sa nagu tead, et sul ei ole aega mingi raamat jaoks, siis tohutult huvitab. Siis nagu ma panen kogu aeg endal Goodreadsi listi, aga no reaalsus on see, et millal ma need mingi 100 raamatut läbi loen, vaata, et ma ei loe kindlasti kõiki neid läbi, ma kahtlen selles, sest sinna tuleb kogu aeg juurde ka. Mingi raamatupoes olen mingi vanturiid, et loen mingi kokkuvõtted läbi või vii ennast kurssi lihtsalt mingi asjaga. Või kuule audiobukke. Jah, mida iganes. Et lihtsalt kuidagi avardada veits mu silmaringi. Et see ei ole kindlasti alati oluline, kindlasti on oluline lugeda ka terve raamat läbi, et selles mõttes mitte lihtsalt lugeda kokkuvõtteid. Aga kui sa tahad ikkagi mingist ideest, mingit väikest ülevaadet, siis loe kellegi mingit mõtteid selle kohta või ma ei tea, mingid YouTube review'd või mida iganes nagu, et lihtsalt vii ennast kurssi. Aga Eesti klassikaga ma ütleks ikkagi lugege läbi, sest need kokkuvõtted on suht kehvad ja nendega ei jõua väga kaugele. Ja oma asju võiks ikka teada, on ju, et Eesti asju võiks ikka teada. Ütleb tüdruk, kes ei ole Kevadet kunagi lugenud. Kusjuures mina pole ka Kevadet lugenud, sest et minul oli niimoodi, mina vahetasin kooli 6. klassis, ma läksin 6. suude kooli ja minu vanas koolis oli see nagu 6. klassi kirjandus ja minu uues koolis oli see 5. klassi kirjandus. Mul oli see vahele ja keegi ei öelnud ka midagi mulle. Ja siis ma mäletan, et me kunagi mingi 7. klassis pidime tegema võrdluse nagu Kevade 2 raamatust ja ma läksin õpetajale nagu ees. Ma pole lugenud. Ta mingi filmi ei olnud näinud, ma mingi osalise dissiga vaatasin kunagi. Ja siis ta oli mingi, no siis me peame sulle uue ülesande andma ja ma olin mingi thank God, ma ei pea lugema. Aga ma olen ikkagi kursis, mis Kevadest toimub selles mõttes, nii et jah, aga ma ei ole seda ikkagi täiesti terviklikult läbi lugenud. Aga jah, ühesõnaga lugege raamatuid ja vaadake mingit dokumentaale ja harige ennast teemadel, mis teid huvitavad, näiteks jah, erinevad. Ühesõnaga mina viimasel ajal olen viinud ennast kurssi näiteks kohtuprotsessidega lambist. Mind on hakanud huvitama see, kuidas toimib USA kohtu selline süsteem ja miks seal mingid asjad nii on, nagu nad on. Tead, sulle siia raamatusoovitus siis selline raamat nagu Just Mercy, mis räägib sellistest, ühesõnaga, ma ei lähe süvitsi, vaata selle, lisa Goodreadsi, ma saadan sulle. See on vist mingi film ka, on ju? Jah. Nii et võid filmi vaadata, kui raamatu nii ei saada. Kuulge, neiud, oli tore, aga on aeg kokku pakkida. Väga tore oli. Aitäh kuulajad, aitäh vaatajad. Järgmise korrani. Olge tublid. Sportland, Be First podcast.